Aeg on pea liiva alt välja võtta, sest kui päike, rand ja võrkpall poevad südamesse, siis on kõik hästi. Alustab podcast Kõrvuni liivas, kus rannavolle maailma võlud toovad koju kätte sportlased ise. Rannavõrkpalluri kvaliteetse ülaltsöödu eest hoolitseb saate toetaja PAF. Minu arust ikkagi kohutav reeglimuudatus. No ei mänginud veel selles suhtes lähedal sellele, mis me tahaks, et me mängid. Me oleme siin tõesti tänavusel hooajal näinud väga palju tuuliseid etappe üle maailma ja seal on see mäng, see ei ole enam see rannavõrkpall, mida me siin terve talle ja Ülemiste Beachhouses harrastame. Tere taas ja rannavõrkpalli rahvas on 22. mai ehk täpselt 3 kuud minu sünnipäevani aega, aga mitte see ei ole täna põhjus, miks me uut podcasti osa lindistame, vaid põhjus on väga lihtne. Nii Eesti kui ka maailma rannavõrkpallis on vahepeelse aja jooksul taas nii mõndagi juhtunud ning oleme siin Siduri tänava stuudios podcastrend.ee stuudios ilusti maha istumas. 2 meest minu kõrval, eelmine kord sain neile öelda noored, täna, kuna mina olen ainus liige nende kõrval, pean ütlema 2 vanameest, Urmas Piik, tere Urmas! Tere! Ja Mart Iisar, tere Mart! Tere taas! Kuidas on läinud vahepealne aeg? Me pole saadet nüüd circa kuu ja natukene rohkemgi lindistanud. See oligi küsimus juba, jah? Ei, vahepealne aeg on läinud tegusalt, kiirelt. Saanud ju võistlustel käia ja trenni teha ja kogu muud elu elada, et see ei tundu üldse, et oleks ammu sellest viimasest lindistust olnud. Urmas. Ja no mina vist ju mitu lindistust olen vahele jätnud, 2 äkki isegi või, 1 kindlasti. Aga ikka kodune tunne on siin ja muude tegemistega on ka toredasti läinud. On saanud rannavõrkpalli mängida, aga on ka saanud rannavõrkpalli jaoks omajagu nii-öelda tööd teha, et oleks veelgi toredam seda kunagi mängida. Ja täna me jõuame loomulikult ka rääkida lähemalt nendest töödest, mida on tehtud, nii Mardi rindel kui ka Urmas rindel. Aga alustuseks ma mõtlesin täna, meil on 2 sükest toredat väikest teema nupukest. Ja esimene nendest räägib siis sellest, et nii saali kui ka rannavõrkpallis katsetatakse siis seda, et ei tohi või võib olla nüüd siis ülevalt sööt, mitte puhas. Oleme ausad, õige on öelda mitte puhas, ehk siis 2 puudet, nagu vist ametlikult öeldakse, enam ära ei võeta, kui see pall läheb sul lödinal läbi sõrmede kuidagi teele, aga ta ikkagi läheb teele ja ta ei ole nüüd päris süke rõve, et maailm otsa saaks, siis seda enam ära ei vilistata. Kas Mart, ma olen õigesti aru saanud ja kuidas sa tunned, kuidas see rannavõrkpalli vaatenurgast just võiks olla, sest meil on ju see ülevaltsõidu küsimus on iga aasta olnud, et milline ta täpselt nüüd võib olla, milline ei või olla, kui kaunis see on, kui hea see mängu arengu jaoks on ja nii edasi. Sul on õigus, see on olnud pinnuks silmas juba tükk aega, miskipärast FIBA B-meestel nad tahavad seda kuidagi näppida kogu aeg, mis on ühtepidi arusaadav selles suhtes, et see on võib-olla lihtsalt vaatajale väga ebaselget, kui nagu ükskord toimub tõste, kõik on okei, siis teine kord toimub tõste ja siis järsku ei ole okei. Et ta on, ma arvan, võib-olla see mõttes natuke segadust tekitab küll vaatajale. Aga sulle ka või? Sinule mängijana ka? Palju sul neid olukordi on väljakul olnud? Ei, mitte mulle ja mitte mängijatele. Ma arvan, et mängijate vaatekohalt ei ole olnud seal nii palju probleeme. Aga võib-olla see vaade on just nagu harrastajale või isegi mitte harrastajale, vaid lihtsalt asja tundmatule vaatajale. Ma arvan, et nad üritavad seda probleemi lahendada. Üldiselt muidu rannavõrkpalli kogukonnas ei vaadata hästi sellele reeglimuudatusele, kuna üleüldiselt on võib-olla kõikide rannavõrkpallurite seas selline uhkus natukene, et ülevalt sööti ei ole lihtne selgeks saada, et see oleks alati puhas kõrgetel pallidel, vindipallidel ja nii edasi, et kõik on selles suhtes nagu, et kui sa oled ikkagi nii hea, et sa oled seal ära õppinud, et siis sa oled väärt seda tõstet tegema, et pigem ei ole küll kuulnud kedagi rannavõrkpalli maastikul, kes ütleks, et jess, et nüüd saab hakata igast jama kätest välja laskma, et pigem mulle endale ka, kui ma vaatan rannavõrkpallis, mulle väga meeldib, et ta on siuke ilus, puhas, et see on siuke nagu osa ilust. Mina olen kusjuures nõus sinuga. Mina ka tunnen, et see on nagu üks kvaliteedi näitaja, kui mängija on omandanud siukse kvaliteetse ülevalt söödu ja kui me räägime maailma tippudest, jätame võib-olla Soorumi kõrvale Norra kaitsemängija, siis ülejäänud mängijad või väga suur osa ülejäänud mängijatest ikkagi tõstavad ülevalt ka väga palju ja ka kvaliteetselt, et see ei ole ka täna see küsimus, et oleks neid ülevalt tõste harrastajaid vähe, vaid sinna on see maailm liikunud ja tundub, et ikkagi enamikel tuleb ka välja, aga Urmas, kuidas sina suhtud sellesse vana ülevalt söödu fänn? No
ja ega ongi ainult ju Soorium ja Plavins, eks. Ega rohkem ei ole, kes alt söötu teevad. Ja Urmas Piik on olnud ikkagi 3. siin maailma tipus. No jah, no ikka... Bellot ka päris tihti. Ja Bellot ka, just. Aga no minu arust ikkagi kohutav reeglimuudatus. Et ma igal juhul olen seda meelt, et võiks pigem kuidagi veel karmimaks minna või äkki jõuame sinna maani, et proovime siis ühe hooaja, et ärme üldse ülevalt tõsta. et no, ma selles suhtes on Mardiga nagu nõus, et mida tahetakse nagu lahendada ja no, see oli nali, mis ma ütlesin, sest see mäng on nii arenenud sinna suunas, kus need hüpped tõsta, kiired mängud on, et seda ei saa nagu teha, et see ei ole päris tõsiselt mõeldud ettepanek, aga selles suunas nagu liikuda on minu arust küll halb. Mis on nagu veel ühest vaatenurgast, et kui isegi vaadatakse näiteks neid rootlasi, et et küpelt tõsta ja see on äge, et seda nagu võib-olla tahetakse soodustada siis, et see oleks kiired mängud ja nii edasi, aga näha on, et ka sellist sooritust on võimalik ka puhtalt ülevalt tõstega omandada, mida rootsad on ette näidanud ja mõned teised tiimid veel, et nüüd võib-olla võtta see eelis ka neilt ära, et võib igasugune Karl hakata siin hüppelt tõstma ja kõike sinna tänna lükkama, siis jälle küsimärk, et milleks seda teha. Ja kui me nüüd vaatame, see on niisugune tippmängija vaatenurgast ja ma olen, nagu ütlesin, sellega nõus, et ma ei näe, et seal otseselt nagu mingit vajadust oleks muuta olnud, aga kui me vaatame harrastajat vaatenurgast, me võime iga nurga alt vaadata siin saates, keegi ei keela meil seda teha, et siis harrastajate osas küll mulle tundub, et läheb asi lihtsamaks, et meil on ikkagi oma turniiridel, 5-4 turniiridel on tihti seda, et mängitakse ja kuigi me oleme öelda, et meie turniirid on ikkagi sõbralikud turniirid, tehk uus pall, no ikka kui sul on, eks ole, kulla mängus seis 21-20, siis sa tahad seda mängu väga võita ja seal ta võtab vähemalt selle probleemi nagu ära, et see võib olla plärts, aga ma ei tea, kui plärts ta võib olla, kas seal lõpuks on ikkagi, kui see sõrmede vahelt läbi läheb päris, no siis on see igal juhul viga. Ma ise ei ole reeglid lugenud, seda lõiku, ma ei tea, kuhu see on üles pandud, ma olen ainult kuulnud ja palju rääkinud sellest, aga kuldavasti on seal siis klausel sees, et võib olla 2 puudet, kui ei ole ilmselge 2 puudet. No ma ei tea, kas on seal kirjas. Kas üldse lahendab midagi? Kas üldse lahendab midagi, kas seal jääb ikkagi kohtuniku, 2 puudet võib olla ka ju üks käsi, teine käsi, põhimõtteliselt. Et kas ta siis on esimene käsi juba on hoitud pall või on siit puude, mis see tähendab täpselt, see jääb ikkagi kohtuniku subjektiivseks otsuseks lõpuks, et seda me ka näeme, et kuidas siis nõutakse neil kohtunikel seda rakendada. Pluss veel, seal oli selline klausel, ma sain aru, et see käis, eks ole, tõste kohta. Et tõstel võib olla. Ehk siis servi vastu võtta ikkagi ei või ülevalt plärtsuna vastu võtta. Aga kas siis välja arvatud juhul, kui ma teist palli lööma lähen? Kas siis servi vastu võtan tõste, kui ma kohe võtan servi vastu, võtan näppudega vastu, teen 2 puudet ja mul paarine lööb seda, kas ta oli vastu või tõste. Et neid asju veel siin reeglite kirjutajad võib-olla pole kõik päris täpselt läbi mõelnud. Ja kui sa üle suunad, ütleme, rünnakuna seda ülevalt söötu, kas siis siis ta pole ka tõste, et minu... No, ma ütlen sulle, Mart, nii, et kui vastuvõtt nüüd tohib ka plärtsuga võtta ülevalt, siis me teeme sinu ja Urmasega maailmas uue FIVB asemel teeme Niivebe ja me hakkame oma turniire tegema ja usu mind, inimesed tulevad meie organisatsiooni üle, sest see oleks ikkagi jama, kui võib plärtsuga juba ülevalt ka rannas servi vastu võtta. Ja palun selgita, mis need Niivebe tähed siis ka tähendavad. Mis see FIVB on? Federation International Federation Negotiation samad muu jääb samaks, et mis rääkisime omavahel läbi negotiation ja sealt sündis ka meie idee, sest teha oma alalit. Väga hea, aga see on huvitav igatahes ja saab näha, mis siis see tulem lõpuks on ja kui palju tõesti erinevates nüanssides veel rakendub, et sa oled selle ilmselgelt ka väga sügavalt juba läbi mõeldud. Mart, õnneks ma võin öelda, sinu ülevalt sööt on väga puhas ja sinul midagi ei muutu. No nii ja naa, vaata, võib ikka isegi nendel, kellel on puhas ülevalt sööt, vahel tuleb näiteks, oled seal blokis, tuleb raske kaitsepall, endab sinna taha joone peale, siis sealt sa ikkagi lähed ja tõstad selle alt selle palli. Aga kui nüüd põhimõtteliselt võib hakata samamoodi tõstma, nagu nii-öelda me näeme saalis, eks ole, sidemängija jookseb ja paneb väga kaugelt selle palli sinna nurka niimoodi, et siis teoorias saaks hakata neid palle niimoodi lahendama. Et see võib tuua mängu selles suhtes päris olulise muutuse. Aga mis ikkagi jääb ka tõeks on see, et ega hea ja kvaliteetne ülevalt sööt, see ikkagi on igal juhul ka parem kui see plärts, et kui sa suudad kontrollida palli sedasi kvaliteetselt nii, et ta näeb puhas välja ja ongi puhas, siis ka see lõpptulem ja see sihtpunkti palli jõudmine on üldiselt täpsem. Nii ja naa, tead mõttes küll, kui on hea olukord.
aga nagu natuke raskemas olukorras tavaliselt valitakse alt sööt, kuna sa ei saa seda puhast söötu teha, aga võib-olla mingis raskes olukorras plärts ülevalt sööt, me ei pea seda isegi plärtsuks nimetada, ta on lihtsalt natukene ebapuhas või natukene ta on riskantsem, aga sa võid selle riski vastu võtta, sest et see risk on nüüd väiksem, kuna 2 põdut ei vilistad ära, sa otsustad ikka ülevalt söödu kasuks ja sealt võivad need asjad minna nagu täpsemaks. No võt, ja teine teema, mida siin tänase saate alguses tahaks veel korra käsitleda, jälle minusugusel sellisel palju mõtlejal tekib igasugused mõtted. See esimene mõte võib ülevalt söötu arvestada, saate alguses tundus igati head, ei hakanud naerma ka, kui ma selle välja pakkusin. Teist ma teile isegi enne saadet välja ei pakkunud, et ma mõtlesin, et võib-olla ütlete, et sellest me ei räägi. Aga mina hakkasin mõtlema. Tegin mina sellel nädalal esimesed trennid väljas. Esmaspäev tegime oma pundiga, vägev vaatasin, rannavõrkpalli väljas, see on ikka äge ala. Panin kohe teisipäeval ka, et teeme teisipäev veel trenni väljas. Ja siis oli külmem ja oli räige tuul. Ja need 1,5 tundi ei olnud mu elu kõige ilusamad 1,5 tundi. Et ei õnnestunud kohe mitte minu mäng ja siis ma hakkasin mõtlema, et see Mikasa rannavõrkpallipall on ikkagi väga kerge, nagu me oleme rääkinud, võrreldes ka saalipalliga. Ja siis ma hakkasin võrdlema, et näiteks Portugalis tegid rootslased laagrit, ehk siis Helvi Kaaman, oma treener Rasmus ja seal teistega. Nemad kasutasid seal, millist palli? Nemad kasutasid, ma ütlen kohe ära, mul oli see kirjas ka kuskil. Wilsonit, just. Nemad kasutasid Wilsonit. Ja ma küsisin siis eestlastelt, kes seal käisid laagris, et milline see Wilsoni pall on võrreldes Mikasaga. Nüüd ütlesid, et see on ikkagi raskem ja seega stabiilsem. Ja just tuule käes oli seda hästi tunda. Ja nüüd on siis Itaalias toimumas sel nädalal veteranide EM, kus ka meie Aravete esindus, ehk siis Taavi Leinart ja Silver Süld osalevad. Ja nemad mängivad seal kaalapalliga, mis pidi samamoodi olema raskem. Minu küsimus. Kuidas teile tundub? Kas Mikasa on üldse see ainuõige, et meie siin Euroopas ja ütleme Eestis oleme kõik harjunud ikkagi peamiselt Mikasaga mängima, meile tundub, et see on see õigem pall. Mart, sinul on ju kogemus ka mingisuguse teise palliga, ma mäletan, kas te King of the Court'i siin hiljuti mängisid, et kuidas sulle tundub? King of the Court'i, ma isegi ei mäleta, kas see oli ka Mikasa. Võib-olla oli Wilson ka, aga see oli kergem igal juhul. See oli kergem, aga tegelikult vaadates mul isegi 2 mõtet sellele pikale monoloogile. Sul tuli vähemalt mõtted, väga hea, see on hea. Et esiteks see õues mängimine, mis on tore, et sa saad teha seda õues ja niimoodi, et aga ta on päris keerukas teatud tingimustes. Eriti selle näiteks siis kerge Mikasa palliga. Et meie peame seda tegema, alati eelistame õue sees mängime sellest, et meil on võistsed õues. Aga teoorias, kui ma vaataks lihtsalt harrastaja vaatevinklist, kes lihtsalt tahaks saada võrkpallist naudingut, tahaks saada sportliku koormusega ette, tahaks saada hea emotsiooni ja jääda terveks, et siis ei pea igal tingimusel õue ronima, sest et on saalis väga nauditav, saalis on turvaline, ta on tore mängija ja nii edasi, et see on nagu see esimene mõte, mis mul tekkis. Ma annan kiirelt repliigi korras nagu esimeses stuudios, ütlen ära, et ikkagi praegu näiteks, kui on juba soojemaks läinud, me teeme, eks ole, nagu teiegi ülemist beach show, siis seal nüüd eile tegime seestrenni, see oli nii räigelt umbne seal, et väga raske oli hingata ja ei olnud nauditav, et kui sa olid väljas 2 päeva teinud värskes õhus trenni, see on mingis mõttes on ta ikkagi nii palju nauditav, aga ma olen nõus, harrasta, mida madalam tase, mida raskem palli kontrollida, seda rohkem soovitan sees mängida. Just, jah. Ja siis palli raskus, ma ei ole mänginud raskema palliga, aga täpselt samas mõttekäiguna on see, et meie peame mängima Mikasaga, kuna meil on võistlustel Mikasa. Kui oleks lihtsalt harrastaja, kes tahab mängida oma lõbuks ja ei käi internatsionaalstel võistlustel, siis tegelikult võiks ju valida sellise palli, millega on kõige mõnusam mängida. Kõige võib-olla sõbralikum, pehmem, tervislikum, lõbusam, mis iganes. Aga see on ebatervislik ei ole mängida Mikasaga, et ta on ikkagi selles materjalist tehtud. No see oleneb, vaata, osad pallid on raskemad näiteks, neid on raskem lüüa, see võib hakata õlale teistmoodi. Tõsi. Et siis peaks nagu valima ka sellest vaatevinklist, et Repliigi korras jälle ma ütlengi, minul näiteks saali võrkpalli mängida on siin viimasel aastal olnud päris raske, ma olen vahel harva käinud saali kuskil rahvaliga trennis ja see õlg on tõesti valusaks jäänud, sest see pall ongi, ta on tugevam ja pluss sa pead lööma ka tugevamalt, sest saalis on ikkagi, sa pead kogu aeg nagu jõuga suruma, et rannas sa kasutad, ei pea alati vähemalt kasutama seda tugevat löökit, minul on väga selge nagu arusaam, et rannapalli löömine ongi õlale sõbralikum, tervislikum, nagu ütleb Mart Iisar. Käenahale ka.
võib-olla. Urmas, tahad sa lisada midagi? Ja ma lihtsalt mõtlesin seda, et päris huvitav oleks, kui meil olekski, ma ei tea, reaalselt rannahallis 3 erinevat pallitootjat ja siis ühed mängivad ühega trennis, teised teisega ja siis tulevad võistlused ja siis on see loosi tegemine seal alguses, et noh, et kuule, mis palliga me siis ikkagi mängime, ei, Wilsonsiga küll ei mängi, et igal juhul Mikasa, aga ma arvan, et lõpuks see tänapäevase tehnoloogia juures, ma arvan, et pallid kõik on ikkagi head, et harjumuse asi natukene, et iga uus Mikasa pall, mis tuleb, mul on nagu alguses nii valus, et oi, see eelmine oli ikka nii hea nagu ja läheb natukene möödas, mõtlen selle vanaga küll ei taha mängida enam, et ma arvan, et see on niisugune harjumuse asi puhtalt. No võt, tänane sissejuhatus on tehtud, head sõbrad, ei läinudki 4 tundi, et see sissejuhatus läbi viia. Olgu öeldud ka nii palju, et meile eelmises saates küll sai mõeldud, et võiks olla alaliidu inimestega seekordne saade, aga nagu ikka, me teeme seda saadet natukene oma muude tegevuste kõrvalt ja lihtsalt ei ole meil klappinud veel sedasi, et me kogu rahvas saaks kenasti kokku toodud siia ja ei ole täna ka Nilsi. Nils on natukene haigeks jäänud, aga Nils on tegelikult väga tubli olnud, nii et me soovime Nilsile ilusat paranemist koju ja loodetavasti suvel siis tuleb palju medaleid temale. Oli ka Nilsil hiljuti sünnipäev, nii et soovime tagantjärele palju õnne talle. Aga läheme siis edasi, meil on täna ikkagi teemasid Mardi ja Urmasega võtta oma jagu, nii et hakkame pihta. Ja me jätkame ja nii nagu meil on ikkagi kombeks, me esmalt vaagime läbi reeglina Mart Tiisaare tegemised koos paariliselt Dmitri Korotkoviga ja meil on siis kevadesse jäänud 2 turniiri, kus Tiima ja Mart koos mängisid. Kui peaks ütlema vist Mart ja Tiima, eks ole? Ja ametlikult on ikkagi Tiisaar Korotkov ju. Kuidas sa ise tunned, et sa oled lihtsalt tähtsam või miks sina esimesele pead tulema? Me ju tegime alguses, me tegime ju Facebook hääletuse. No aga kas siis tänapäeva maailm liigub ikkagi demokraatiast üha rohkem sükse autokraatse? Ei, me ikkagi esindame veel demokraatiat. Teie paaris. Ja. Ja sa Mardile või see Tiimale ütlesidki, et näed, et inimesed valisid Instagramis, nüüd on nii. Ja mingit vaidlust ei tulnud? Absoluutselt, ma arvan, et Tiima ise ka hääletas selle poolt. Selge, siis on tõesti raske kuidagi süüstada. Ühesõnaga, te mängisite 2 turniiri Yucatanis ehk Mehhikos, see turniir oli juba mõnda aega tagasi, saite 33. koha ja Challenge'i teine turniir, siis mõlemad olid Challenge'id, Xiamenis ehk siis Hiinas oli nüüd hiljuti ja seal saite 17. koha. Esmalt sinu enda mõtted tunded hooaja sellise esimese alguse kohta? Mõtted tunded normaalsed, selles suhtes, et ma ütleks, et muidugi mõlemas turniiris jäi selles suhtes nagu hammas verele. Mängisime okeilt, aga no, ei mänginud veel selles suhtes lähedal sellele, mis me tahaks, et me mängiks mitte nagu selles kauges tulevikus, et me tahaks mängida nagu, ma ei tea, Sherif Ahmed või Molsorum, vaid sellele, mida me teame, et me oskame, et ikka tulevad seal väikseid sükseid võbelusi sisse, kohtades vigu, mis tegelikult me teame, kuidas peaks lahendama ja neid vigu ei peaks tegema, aga väiksed siuksed libastused seal on olnud mõlemas turniiris, aga selles suhtes nagu ma tahaks öelda, et ikkagi mäng oli hea ja tulemus ei olnud katastroofiline kummaski, et ka viimane turniir näiteks, et kaotasime ju 2 mängu, mis me kaotasime, oli siis kulla ja hõbeda vastu, et kumbki mäng ei olnud siuke, Katariga ma ei ütleks, et meil oli seal selles nagu võimalust, et oleks seal natuke paremini mängida, et ma oleks seda võitnud, et see oli kindlalt nende mäng, nad olid seal selgelt paremad meist, aga Šveitsi vastu oli küll puhtalt natuke oma ära soperdamine see 3. game, et oleks võinud sealt vabalt ka palju kaugemale purjetada, et ma arvan, et need 2 turniiri näitavad nagu selles suhtes okeilt ära täpselt, et kus meie tase ongi seal praegu, et Challenge'i võistkondadega mängime niimoodi nugade peale, et läheks natuke paremini, võiks jõuda kaugemale, läheb natuke kehvemini, siis võib kvalifikatsiooni pidama jääda, et see tase on ka seal praegu päris siuke tasavägi, et nii kvalifikatsioonist kui põhiturniirist, et võib tulla väga tugevaid paare vastu, et samamoodi seal Hiinas, et need kvalifikatsioonipaarid, 2 Šveitsi paari, kes mõned veerandfinaali jõudsid Mol, kes jõudsid 4. koha peale, et seal neid kvalifikatsioonist tuleb igasugu tegijaid.
kas ma olen naiivne, kas mulle tundub nüüd ala sees nagu rohkem olles nii või see ongi sinu hinnangul, Mart, nii, et tegelikult üha rohkem laiemaks läheb see maailma rannavalla kaart ja mulle tundub, et viimaste aastatega on tekkinud neid paare erinevates riikides, kus ka varem võib-olla üldse ei käidud MK-sid mängus või oli 1-2 paari, et nüüd on nagu see nii palju laiemaks läinud see mängijate valik igal pool, et sellepärast on ka, ütleme, turniiridele raske saada ja ütleme, sükse challenge'i taseme mängijaid on juba tohutult, mitte ainult paarkümmend, vaid ikkagi oluliselt rohkem. Jah, tundub küll, et see seal see just challenge'i taseme võib-olla jah, see pott on nagu suurenenud, et päris palju noori on tulnud peale, ka on ju hiljuti ära kaotatud see country quota, et vanasti oli lihtsalt see, et näiteks USA-st põhimõtteliselt tuurile ei pääsenudki rohkem kui 4 paari ühele turniirile, mis tegigi ka natuke keeruliseks väga paljude paaride jõudmise tuurile, aga nüüd juba kohad Holland, Saksamaa, USA, et seal juba julgelt üle 4 paari ja võib challenge'il neid kõrgeid kohtasid noppida, et see on ka muutnud kindlasti seda pilti natukene. Okei, no sa juba ütlesid tegelikult kõik ära, mis mul siin kirjas oli, nii et ega mul nüüd liiga palju lisada ei ole, aga see sama Sherif Ahmed siis, kellega teie mängisite, võtsid lõpuks esikoha, nemad olid ka esimese asetusega paar, aga mis oli siis üllatus, oli see, et 24. asetusega Kratiger ja Dillier siis Šveitsist said lõpuks hõbeda, nendega te mängisite täpselt samamoodi ja see oli siis 1-2 kaotus ja kui nüüd sa seda suurt pilti vaatad, mina olen ajakirjanik olnud elus, ma pean küsima küsimusi, kui te Kustiga mängisite ikkagi mingitel hetkedel olite nii-öelda täiesti maailma tipus, teil oli ükskõik kes vastast, te suutsite mängida üsna võrdselt. Täna on välja koorumas, mulle tundub vaadates, et te oletegi siuke tiimaga siuke challenge'i paar ja ütleme Ahmed, Sherif, nad on ikkagi teisest tasemest. Kas sa ise tunned ka nii? Kas sa oled nõus selle arusaamaga ja kas sa oskad ka selgitada seda, et mis täna on võib-olla teistmoodi kui siis, kui te Kustiga olite oma ühise karjääri tipul? Keeruline küsimus, aega on mööda läinud ja Kustiga samamoodi, ma arvan, et Kustiga meil jõudsime tol hetkel kohta, kus tipud olid nagu kõrgemad võib-olla, ma ei tea, see keskmine tase ei olnud alati nii, et näiteks ma ei mäleta, et me Sherif Ahmedi vastu oleks Kustiga kunagi nagu väga tasapisi mängu mänginud. Et seal olid, me olime seal nii palju pikemalt, olime seal seltskonnas, et tuli vastaseid, kelle vastu meil sobis paremini, tuli vastaseid, kelle vastu meil ei sobinud paremini. Et seal eliidi tasemel oli ka, et mingite vastu tegelikult polnud variantigi, aga samas samade punktidega teise vastase varianti väga hästi sobis ja nende vastu õnnestusime. Et sealt need kõrgemad nagu selles suhtes tipud mängu mõttes nagu olid. Et aga kindlasti Kustiga me ju mängisime 6-7-8 aastat, enne kui me sinna jõudsime, et kindlasti see koostöö, need asjad olid nagu mingis mõttes palju paremini paika loksunud, et tiimaga ikkagi tunnen, et teeme alles esimese samme. Et see ühine paar ikkagi sinu hinnangul on, et see kõik toimuma saada on nii suur töö, et seda nagu päris nipsust ei tee. Jah, aga tiimaga selles suhtes on, meil on ikkagi suht kiiresti läinud see selles suhtes, et me oleme mõlemad ikkagi pikalt mänginud selles suhtes, et me alustasime ikkagi hoopis paremast kohast. Kui näiteks Kustiga me ju alguses 72 aastat, mis on ühtegi võitu põhimõtteliselt MK etapil, et praegu ikkagi see algkoht on ikkagi nagu oluliselt parem. Et mõlemad on ju kaua selle ala sees olnud juba. Et nüüd lihtsalt on vaja leida see päris meie oma nišš, päris meie koostöö ja siis saavutada seal stabiilsus. Et ma praegu nagu seal ei näe, et seal oleks nagu mingeid otseseid nagu piiranguid ees. Mis sa mängust välja praegu tooksid, mis kõige rohkem parandamisruumi vajab või parandamist vajab, et kus kõige rohkem sa tunned mingitel hetkedel, et jääb vajaka? Sisuliselt me oleme praegu tegelenud hästi palju ainult rünnakuga. Et selles suhtes, et ega meil ei olnud mingi super hea serv, meil ei olnud mingi super hea blokkkaitse, aga see on nagu, ta on praegu nagu okei. Et kuna me oleme tegelenud nagu rohkem rünnakuga. Ja ma ütleks, et rünnak oli ka siuke, et tegelikult sealt oleks see olnud natuke parem, oleks juba olnud mäng võib-olla teispidi, et poleks seal olnud mingeid oma tegelikult väga rumalaid vigu või oleks olnud natuke paremini püsinud selles, mida me oleme just õppinud, siis oleksime, eriti näiteks minul seal teise game'i lõpus 3. Šveitsi vastu, et siis oleks kindlasti need lahendused sealt leidnud.
et aga natuke seal pingeolukorras liiksin tagasi vanade mustrite juurde, kus siis tulid sellised ebakindluse hetked ja vead, et eks me ikka endiselt selle rünnakuga praegu edasi tegeleme, tahaks jääda seal hea stabiilsuse ja selguse ja siis vaatame neid teisi elemente süvenenumalt ka. Selge. Kas sa tead, kes Šerif Ahmedi taustatöö ära tegi enne teiega mängu, Mart? No ma nüüd 100% ei tea, kas ta juba siis tegi. No vaat siis see oli Märt Pajusalu. Just, nii me tervitame Eesti saalikoondise pikaaegset siis abimeest, statistikut, treenerit. Tema on nüüd siis siirdumas värskelt ikkagi sedasi tundub, et täiskohaga Katari meeste treeneriks ja seal on veel mingisugused väiksed nüansid ootamas, aga ta teeb nendega koostööd, me teame juba tegelikult kas vist detsembrikuust või midagi sellist. Ja temaga vestlesin ka, ta ütles, et ta loomulikult ei saa nagu eetrisse lasta nüüd kõiki mõtteid, mis tal teie omavahelistes mängu ettevalmistades nii-öelda silma jäi, aga ta ütles, et ikkagi päris palju annab statistikaga ka ära teha. Et me olime Märdiga kunagi varem rääkinud seda teemat, et kuidas võrreldes saaliga, ta ütles, et saalis on nii, et ütleme 90% saab statistikaga ära teha, vaata, mis mängija vastu, kuidas peaks mängima võistkond ja 10% jääb süüksele siis intuitiivsele lahendab. Tema ütles, et rannas ta on nõus, et see ei ole suugi nii suur, aga et see on umbes 50-50. Et kui sa ikkagi väga põhjalikult statistikat teed paljudelt turniiridelt, siis iga mängija kohta kooruvad välja nii näiteks rünnaku suunade osas mingisugused elemendid, mida nad mingitel hetkedel kasutavad, mida nad üldse vähe kasutavad, kus nad palju eksivad, ehk siis kuhu sa võid ka lasta neil, eks ole, rohkem lahendama minna, aga teisalt, mida ma võin siin ka välja tuua, et ta tegi maailma top 10 osas, on teinud sükest natuke laiemat statistikat ja mis tuleb ägedalt välja, et maailma top 10 enamikel mängijatel 17+ punktidel rünnakuprotsent tõuseb ja tõuseb märgatavalt. Minust kas see oli Kotafava näiteks, kellel muidu on seal 50 juures ja siis kui on 17+ punktid, tõuseb tal 75% peale rünnak. Ja noh, Molli on võib-olla või Rootsis on natuke raske hinnates, nendel on niikuinii see rünnakuprotsent seal 70 juures ja neil püsib seal 70 juures. Aga et just see tuleb nagu välja, et kui sa oled maailma tipus ja mida mina, ma olen siin lihtsalt Eestis jälle palju Urmasega kokku puutunud ja tema mänge vaadanud, mulle tundub Eestis on Urmas üks väheseid mängijaid, kes suudabki vaimselt ennast viia süksele levelile, et tema esineb kõige paremini just siis, kui on need kõige tähtsamad punktid. Ja mis mulle tundub väga paljude mängijate puhul Eestis, et 17+ punktidel hakatakse kindlavalt mängima, tuleb neid pehmemaid lahendusi, eksitakse rohkem ja et see võib-olla ongi lõpus siis kas maailma tipus see, mis otsustab, et kokkuvõttes vastuvõttu tõsta, rünnata oskavad kõik, aga kes nendel otsustavatel hetkedel kõige paremad on. Mart jälle, kuna teil oli ka 3-geemine mängija jälle tundub, et oi, nii lähedal olid, et näed, lõpuks eks ole vastsed jõudsid finaali välja, aga kas võib-olla teine nurk, kus saab seda vaadata, seda saab alati jälle mõlemad poolt vaadata, ongi see, et nemad oskavad neid viimase hetki mängida hästi ja nad ongi selles paremad ja teil on jälle see viimaste hetkede mängimine on niisugune natuke kramplikum ja sealt see vahe sisse tulebki lõpuks. Kuidas sa ise vaatad selle otsa üldse? Olen selles nagu absoluutselt nõus, et kindlasti ei saa võrrelda selles suhtes võib-olla neid esimese punkte ja teisi punkte ja seal seal teatud mõttes on nagu ju, mis võib-olla nagu mind huvitab, on see, et nagu kuidas seda saavutada. Sest et ka minu vaates on natuke see, et nagu, kui sa vaatad maailmatuuril ringi, siis hästi palju on neid, kes oskavad mängida. Aga siis osad on need, kes võidavad mänge, osad on need, kes kaotavad mänge. Ja mis seal siis see vahe on? Ja kui nüüd statistiliselt tuua välja see, et okei, et need, kes võidavad mänge, need mängivad game lõpus paremini. Selge see, sest nad võidavad selle mängu ja see on selge, et sa võib ka teistpidi vaadata, et minu jaoks oligi üllatav see, et ma mõtlesin võib-olla, et eks ole, kui sul on muidu rünnakuprotsent läbi game'i 50 ja 50 vastasel ka, et siis game'i lõpus on võib-olla võital 40 ja kaotajal 30, aga ei, et need tipud panevad just juurde, et siis on veel kõrgem see rünnakuprotsent. Ja, just, et aga siis võib ka vaadata, et see ongi midagi, mis nagu eristab, aga siis nagu, mis on seal põnev on vaadata, et nagu, aga mis see siis on? Nagu kas on midagi, mis neil on nagu justkui kaasa antud, on nad kogemata sellised, kas nad teavad, kuidas nad seda teevad ja nii edasi, et see on nagu see põnev osa, mida tasub nagu uurida. Aga oled sa uurinud seda? No me kogu aeg uurime seda. No ja mis selgub? No selgub minu kogemusel põhjal, et need on asjad, mida saab arendada.
Kindlasti mina usun ka. Ja aga samas jälle vaatad mingeid vendi, kes tulevad 18-aastaselt esimest korda hakkavad tippsporti tegema, ei pea üldse rannavõrkpallur olema ja tal on kohe olemas see miski. Et see on mingi jälle isikuomadus ka, mis osadel on, osadel on. Aga need asjad on see, et igal inimesel on teatud nagu eeldused või seadused ja nii edasi ja siis kui me vaatakski niimoodi rannavõrkpalli, et näe, aga temal on ja minul ei ole, siis see ei tähenda seda, et temal on ja minul ei ole, nii on, vaid temal on see juba nagu ette antud. Ja see võib-olla tähendab, aga mul on siis võimalik seda arendada. Tal on ka seda võimalik veel arendada, aga võib-olla ta ei hakka seda arendama, sest tal on juba seda olemas, ta isegi ei pööra sinna tähelepanu, et seal nagu, mis temal näiteks sel ajal toimub. Ta ei teagi seda näiteks, sest tal on see nii loomulikult tuleb. Aga kui seda loomulikult ei tule, siis sa pead kõigepealt saama teada, et aga mis asi see on, mis tal loomulikult tuleb ja siis selle asja nagu ära tegema. Üks huvitav asi veel, jätkuvalt siin väga detailidesse ei tohi minna, aga et näiteks tiimal, kes sai rohkem serve, et tal on ikkagi joonistub ka statistikast väga täpselt välja, et kust ta ründama läheb ja milline on tõste, et siis milline on ta lahendus. Et seda oli ka huvitav vaata, et olles ise ka tiima vastu mänginud ja näinud teda mängimas päris palju, siis sul tekib mingisugune umbes tunnetus, aga et seal nagu joonistusid väga täpselt ka välja mingid lahendused, ehk siis kui statistik, mis tulebki välja, eks ole, et maailma top 10 paaril on ikkagi tänapäeval juba kas vist kõigil statistika olemas, ma ei tea, kas sa oskad seda kinnitada või? No kindlasti teatud määral ma ei usu tänapäeval, et kõigil on oma statistik, sest et tegelikult see statistika on päris detailselt, päris lihtsalt kättesaadav, et sa võid sellega teenuse sisse osta. Aga siis sa võid ise selle nii-öelda, sa saad andmed, siis sa võid ise selle kuidagi sealt andmetest mingisuguse info nagu enda jaoks välja võtma, mis sul kasulik oleks. Teie täna kasutate vastu valmistamisel statistikat? Ei kasuta täna. Aga sa näed, et kas see on mingi asi, millega võiks veel oma taset tõsta? Võimalik tulevikus, aga täna see ei ole praegu meil akuutne. Fookuses? Jah. Selge. Üks põnev asi veel, kui me tuleme turniirile tagasi juba mainisid, 2 molli ja mitte suugi kõige kuulsam moll, vaid tema väiksed vennad, 23-aastane Markus ja 20-aastane Adrian Moll jõudsid Challenge'i turniiril, ehk siis tugevused teise kategooria turniiril, poolfinaali, lõpuks said siis 4. koha ja äge on vaadata, et kuidas Norrast ikkagi ühest perekonnast tuleb, et me teame mitte ainult mollid, vaid seal on teised mehed veel, kes on samast perekonnast küll sama või teise perekonna nimega, aga et seal on ikkagi maailma tuulil mängimas 5-6 molli suguvõsa liiget. Mida see näitab? Kas see näitab seda, et on Norras sündinud üks ultra ütleme andekas perekond, kus kõik poisid oskavad suurepäraselt rannavõrkpalli mängida, või see näitab, et kui sa teed mingit head tööd ja oled kuidagi nagu järjepidev, siis ongi võimalik rannavõrkpallis ikkagi mingil tasemel mängida või? Tahad definitiivselt vastust või? Ma ei tea. No see võib näidata mõlemat, ega me ei tea. Mis on kindel on see, et midagi nad on hästi teinud, kas midagi on nende vanemad hästi teinud, sest eks see areng hakkab ju, näiteks mina julgeks väita, et see sama eelmine teema, millest me rääkisime, et selline enda sisemise sportlike kvaliteetide seadistamine, see hakkab juba nooruspõlvest pihta, kuidas sa seal suhtud sporti, kui palju sa enesekindlust kogud või kui palju mingeid halbu harjumusi või hoopis negatiivseid mustreid sa endale sisse saad, et võib-olla nende vanemad on väga hästi pihta saanud, et kuidas niisugust head optimaalset sportlase mindseti saavutada või saavutusi või ka füüsilist sellist eeldust, et näha on, et midagi seal on. Tead, selle laste teemaga või lapsejõule teemaga mul tuli üks täiesti mõttetu vahefakta, kuna mul endal see meeldib, ma ütlen selle välja ka. Mina kergejõustikus liiga palju noorena häid emotsioone ei saanud selles suhtes, et ma ei võitnud kunagi ühtegi võistlust, alati oli paremaid, ükskõik mis ala ma tegin. Proovisin 10 võistlust ja ikka ei tulnud. Ja lõpuks ma läksin Norrasse treeninglaagrisse, seal oli üks 10 võistlus ka. Ja ma võitsin ära selle 10 võistluse seal. See oli mu elu esimene kergejõustiku võit, nii et mina pidin hoopis Norrasse, kus täna tuleb meil Ludinal nii 10 võistlejaid kui ka rannavõrkpallid, pidin sinna minema ja seal ma mäletan, et need kohalikud poisid, kes tõesti, nad tundub, et nad käisidki võib-olla ükskord veel enne seda 10 võistlust, tegid ka esimese trenni alles, nemad vaatasid, vau, et professional guy from Estonia ja võt seal ma tundsin, et vägev, aga täna on ka muidugi Norras 10 võistlust paremaks läinud, aga see oli täiesti mõttetu fakt. Urmas, kas sa tahad seda teemat ka kuidagi kommenteerida, kus sul tundub? No mul oli esimene mõte see sama, mis Mart välja käis, et ma kuidagi võib-olla mida vanemaks saad, seda rohkem ma kuidagi näen, et meil ikkagi elus on nii paljud asjad seotud sellega, mis sa oled lapsena nii-öelda kaasa saanud. Et olgu see siis sport või ükstapuha mis muu valdkond, siis see on nagu nii ülioluline ja ma
ma tahaks eeldada, et need lapsed on ikkagi siis niisuguses sarnases keskkonnas kasvatatud ja sarnaste väärtuste ja põhimõtetega ja see on nagu soosinud seda. Ja sealt edasi loomulikult, kui sul on ikkagi palju poisse ka veel peres, siis see sünergia tekib ka päris mõnus, et sul on kogu aeg väiksest peale võimalik kellegagi madistada nii-öelda, mängida ja see on nagu nii arendav, et see lõpuks on see niisugune lumepall, mis veerebki iseenesest ja mul lihtsalt veel nii-öelda teema kõrvalt tekkis mõte nagu, et kas seal on niisugust kaitsevenda ka, kellega võib-olla Anders Moll ühel hetkel võiks mängima hakata, et see võiks ka päris huvitav olla, et ma ei Soorumi puus on siin juba aastaid nagu päris problemaatiline olnud, et see võiks ka päris äge kombo ühel hetkel olla. Ja siis võid öelda pärast mängu, kui kaotad 2 mollile, et sain molli. Sest et põlevad õnnad on molli. Aga äge, kas sa nägid ka neid vendi mängimas? Ma nägin ühte mängu kuskil, kui ma ei mäletaks, kelle aasta nad mängisid. Ja no nad said, poolfinaalis said vist Sheriff Ahmedilt game'i kätte ka. Ja ma Markust, teda ma olen tuuril ammu näinud. Tema on see 23 aastane vanemises. Vasakukäeline, eks. Ja temaga me oleme palju trenni teinud ja nii edasi ja seda on näha juba tükk aega, et ta on nagu hea, et ta võiks olla hea. Ja sellest 4. mollist siis me olime ainult lugusid kuulnud. No ei olnud nagu näinud. Mis lugusid sa kuuled? Lugusid olime kuulnud selliseid, et nagu, kas teate, et nagu 4. on veel? Just keegi ei teadnud üldse, keegi ei öelnud, et ta on mingi üli hea või midagi, pigem öelda, et ta võib-olla nii väga ei viitsi vaata, aga et 4. on veel, aga see oli juba see, et kõik olid, 4. ka veel, ei tii. Palju neid tuleb, et see oli ikka naljatledes ja siis kui vaatasid neid Katemolli mängimas ja see 4., kes oli kuulnud, tema on nagu natuke teistmoodi, kui teised on niisugused pikad ja sifakad ja võimsad, tema niisugune võib-olla natuke lühem ja paksuke ja nii edasi. Siis vaatasid, et ei olnud midagi, et samasugune võll. Äge igatahes ja tore vaata, et kuhu need jõuavad, sest see 4. koht oli nende karjääri parim koht ja suvi on alla sees, nii et loodetavasti läheb neil hästi, aga tõesti, mis on minu arust ka huvitav avastus, et läbi sinu ja Kusti paljuski on ka tärkanud minus siuke, ütleme, personaalsem huvimängijate vastu ja võib-olla kui nad olete ka mingitest rääkinud siin kas saates või eraviisis, et siis sa elad seal Rannavalla karusselil nagu pea kõigile kaasa, et mul ei ole siukest paari, nagu mul on, ma ei tea, vormel 1, et ma ei taha, et Lewis Hamilton väga võidab näiteks, et Rannavõrgus mul nagu siukseid paare, ma mõtlen, mul ei olegi, et kellele ma nagu ei oleks kaasa elamas. Kas teil on mingid paarid, keda te kunagi ei taha, et võidaks Rannavallas mingid mänge? Ikka oluliselt vähem tõesti, kui ma mõtlen jalgpalli peale, siis Liverpool küll võita ei tohi, eks. aga ta võidab viimasele. Aga Manu jälle ei ole ammu võitnud. Okei, siin värskelt eile Euroopa liiga finaal lõppes, et väga hea tund ei tunda, aga on, selles suhtes on küll, et see ikkagi, me oleme ju seda siin ka rääkinud, et see ise ka nüüd 2 aastat MK-l Futuresitel käides on ikkagi nagu see ühtehoidmine on päris nagu tore, et kui ma eliidile peale mõtlen, siis mul seal ikka on küll, et et ma tihtilugu valin ikkagi, et ma olen nende poolt, et kui see mäng on mingid üldised lemmikud, kes ma tahan, et läheks hästi, võidaks olümpia, võidaks turniiri ja siis iga mäng ikkagi mul põnevam natuke vaadata kuidagi. Aga muidu nagu, kui sa tead võib-olla ja oled koos trenni teinud, siis see side nagu tekib kuidagi teistsugune ja siis on tõesti nagu tahad, et läheks hästi ikka. Vaata, minul tuleb ka meelde, et eelmine aasta mängisid Rakveres ja me läksime enne turniiri koos sööma ja tulid kaasa ka kreeklased. Kreeka siis, kas see on esimene paar või teine paar? Teine, nad ongi nii. Ja nad rääkisid nii minu arust sümpaatselt ja intelligentselt sellest, kuidas Kreekas korruptsioon vohab ja kuidas, aga üldse nagu ikkagi väga huvitavalt Kreeka elust ja sellest, kuidas nemad on seal kasvanud. Et nüüd oli hiljuti, ma ei mäleta, kas Futuresi mingi medalimäng või kuskil ja ma sattusin vaatama, kas seal meie omadest keegi kuskil mängis ja jäi see mul peale, vaatasin kreeklased, ma vaatasin huviga selle mängu lõpuni, nad kaotasid minust lätlastele selle antud kohtumise, nii et oli väga huvitav ja kui ma muidu olen ikkagi lätlastele püüad, siis selles mängus mul nüüd kreeklased olid nii sümpaatse mulje jätnud selle ühe õhtusööga, et ma olin nagu ilmselgelt nende poolt selles kohtumises. Ja sama, need tiimaga me saime nende kreeklastega võib-olla kõige rohkem läbi ja käisime õhtuti söömas ja mis iganes retkime seal veel võtsime ette ja see oli huvitav seal Futuresil, mis Futures oli nüüd... Neid on nii palju, et ma lihtsalt ei julge öelda. Igatahes nad mängisidki ju 3. koha peale Bulgats Graudintsiga ja need samad Bulgats Graudintsid olid meil EVSA-l eelmine aasta ka, kus Maidla ja Nuut näiteks poolfinaalis neid võitsid.
et jah. No võt, Mart, üks teema siia teie teema lõppu. Me enne saadet ikkagi kokku pannes alati ka räägime, et millest võiks rääkida ja sinu üks mõte oli, mida korraks võiks võib-olla põrgatada, on see, et ega liiga lihtne täna teil tiimaga turniiridele peale pääseda ei ole. Ole hea, ava seda teemat natukene, et nagu me siin juba natukene mainisime ka, et jube palju paare on, kes on sarnasel tasemel ja isegi turniirile peale pääsemine tänasel päeval sinusugusel mängijal, kes sa ikkagi oled väga tituleeritud, ei ole väga lihtne. Ja ei ole väga lihtne, et ma küll vaatasin neid eelmise sügise tulemusi, mis me saime seal 2-7 kohta ja siis mõtlesin, et noh, et nagu head punktid, et võiks nagu vähemalt challenge'i põhiturniiridel olla, eriti kui see nüüd suurendati ka seda põhiturniiri värki, aga no ma ei tea, kust kõik nii palju punkte on saanud, et kõigil on nii palju punkte, et ei saa seal challenge'il, noh praegu Hiinas alustasime seal põhiturniirilt, aga siin tundub, et nii Türgi kui Poola, mis tulevad, oleme kindlalt kvallis ja praegu ka Ostrava Eliidile nagu ei saa kvalifikatsioonigi peale, mis on kummaline, et noh, sul on challenge'il 2-7 koha punkti ja kolm ju turniiri loeb ja üks siis nagu põhiturniiri kohta, et sul on 3 põhiturniiri kohta, mis 2 on 7, ikka ei saa põhiturniirile ega sinna eliidi kalli, et see on nagu kummaline. Aga milline teie suvi välja näeb? Noh, teil tuleb siin Nations Cup, millest me täna veel jõuame rääkida järgmises teemablokis. Siis Ostrava Eliidis, nagu sa ütlesid, on veel küsimärk, kas te peale pääsete? Ja me oleme reservis 5, tundub, et pigem mitte. Siis on tulemas Türgis Alanias üks challenge turniir, seal te olete igal juhul olemas. Ja seal oleme igal juhul. Ja seal olete kvalifikatsioonis hetkel. Ja. Siis on tulemas Hollandis Utrecht, no King of the Court turniir, sinna te veel pääsete igal juhul peale? Ei ole kindel, pole veel saanud kinnitust see korraldaja käest. Ma mõtlesin, et sul on elu lõpuni. No, kutse. Näed, ei ole. Ei ole seal ka kindel. Ja siis on Poolas tulemas challenge, kuhu te saate siis igal juhul ka peale, aga ei ole veel selge, kas põhiturniirile. Jah, just. Ja no siis Stad on siis 3-7 juuli, siuke suve keskpunkt ja sinna ka läheks kindlasti, kui saaks kvalifikatsiooni peale. Ja Stad peaks olema siis see turniir, kus hakatakse seda ülevalt söödu 2 puudet siis nii-öelda mitte ära vilistama. Saime me nii aru sellest. Just. Miskipärast Stad on selline koht, kus uusi reeglid võetakse vastu. Ma 2 aastat tagasi või 3 aastat tagasi, kui oli see reegli muudatus, et enam et võetakse karmimalt seda hoitud palli ära. See oli ka Stadis. Just, ma mäletan, see oli ka samamoodi, tekitas väga palju küsimärke ja siis ma vaatasin mänge, kus oli Brill Osijak mängisid Poolast ja siis võeti ära minu meelest sellel Brillil võeti ära julgelt 15 ülevalt tõstet mängu peale. See oli siis see hetk, kui hakati võtma seda, et sa ei tohi sisse lasta enam, et peab olema palliga kontakt ainult ühes suunas liikumises. Just, ja siis aga see oli ka nii kahtlane, et kellel siis võetakse ja kellel ei võeta ja see oli nii kummaline ja siis paljud paarid seal, kes ikkagi nui 4 ütlesid, et me endiselt tõstame, et ei ole nii, et nüüd tehakse reegel muudatused, ma enam ei tõsta ülevalt, et nad ikkagi tõstsid. Osad naistepaarid ka selle, siis võeti ära lihtsalt ja võeti ja see oli täitsa košmaar. Huvitav on see, et kas siis pärast seda Eestis ka muutub, et Uku hakkab siis pärast, ma ei tea, võib-olla pärast, mida ta Stad on? Juuli algus. Okei, et juuli algus võiks olla, et on augusti algus ja siis tulevad Eestikad näiteks. Ja siis on kõik teistmoodi. See oleks päris huvitav. Vaata, selles suhtes oleks tore tegelikult võib-olla saada ka mingisugust, ma ei tea, kommunikatsiooni, et kuidas siis võib-olla Eesti kohtunikud seda näevad, sest nii palju on minu käest ka küsitud, mina tõesti ei tea, et kas hakatakse seda see aasta võtma tõenäoliselt, nad võib-olla ei tea ise ka, aga siis võib-olla tulebki kokku leppida võib-olla neil oma vahel. See on muidugi päris kehv, kui esimene turniir algab ja kohtunikud ise ka veel ei tea. No just, et selles suhtes võiks mingisugune kommunikatsioon tegelikult olla selles osas täitsa, sest tundub, et kogukonnal on täitsa küsimused. Ja on küll ja mina ka trennan samamoodi on tulnud inimesi, kes on küsinud, kuule, et kas sa tead, et kas see sellel suvel Eestis ka GP-sarjas kehtib. Mul tuli muidugi meelest soojapalliga tuli meelde, et mul on ka sellised lahedaid harrastajaid ja naisi mehi ja mõned lasevad ikkagi selle palli nii sügavale siia kõhu alla, et ma ütlen, et ega see leivapäts ei ole, et sa paned tahju sooja ja ta läheb sul nii kuumaks, et see on rannavõrkpall, see tuleb ikkagi sööduks välja lasta. Aga see selleks. Daamid ja härrad, meie Mardi ja Tiima rubriik on läbi võetud, lähme järgmise juurde. Oleme saanud tänaselt pöidlamehelt Ardolt loa, et järgmine teemarubriik võib minna lahti ja me räägime ühest väga rõõmsast sündmusest. Nimelt Eesti naistekoondis on rannavõrkpallis jõudnud siis Nations Cupi finaali. Teeme aplausi. Tubli Liisad ja Helene.
meil on 3 Liisat ja 1 Helene selles kaheses paaris ja palju õnne ka loomulikult treeneritele ehk siis Rivo Vesikule ja Laos Lukasele, tubli töö on tehtud. Mängiti siis sedasi oma alagrupis, et oli Poola, kus oli korralikult noortepaarid, vastas aga ikkagi väga kvaliteetsed paarid ja seal siis saime ühe kaotuse ühe võidu võtsid seejuures meie teine paar Kuivanen Jürgenson ja teises mängus võideti siis Kreekat 2-0 ja 2-0 ja omavahelised siis punktide vahe läks lõpuks lugemisele poolakatega ja mõne punktiga, aga see võit tuli meile, nii et alagrupi võite läheb siis edasi Portugali ja juulikuus on toimumas siis Nations Cupi finaal, 8 riiki seal omavahel mängivad ja võitja sealt omakorda saab siis koondisest valida ühe paari, kes läheb MM-ile novembris Adelaide'i Austraaliasse, nii et päris äge kadalipp. Rivo Vesik, koondise treener, nimetas, et see on midagi sarnast nagu naiste saalivõrkpallis oli hõbeliiga võit, et noh, et seal ei ole päris kõik maailma tipud kohal, sest kes on kõige tugevamad, nemad mängivad MK-sarja ja nemad ei pea koondise kaudu nii-öelda proovima seda läbipääsu, kuigi on ikkagi mingid erandeid ka, kes on kas siis kodumaal mängimas, nagu eelmine aasta olid Mol Soorum mängimas Urmas Piigi ja Dmitri Rotkoviga, Jeesus Maria, ma tuleb vahel ikka see meelde, ma mõtlen, Urmas ongi mänginud ja on pannud Mollile plokki. 2 aastat tagasi küll, aga see oli 2 aastat tagasi. Mollile molli. Ühesõnaga, väga tublisti tehtud. Mina ütlen ausalt, et ma ei suutnud, seal olid erinevad takistused, VPN, oma tööasjad, muu elu, aga ma suutsin ühte mängu vaadata, kus Eva-Liisa ja Liisa-Lotta mängisid ja see oli tuul ikkagi nii meeletu. Et no ma vaatasin, et kas Eva ja Liisa-Lotta on üldse mängu lõpuni suudavad väljakul püsida, sest no ei, see pall küll ei tahtnud seal kuskil püsida, et vahepeal olid esimesed puuted ikkagi tõid kõige rohkem punkte tundus, et süke huvitav, aga noh, nagu me oleme rääkinud siin juba täna ka, Tuulel on oma roll Rannavolles ja seal pole midagi teha, tähtis, et need võidud ära tulid. Mis on veel oluline nende mängude osas on see, et mõlemad meie paarid said siis alagrupi võitjatena 240 punkti oma MK tabelisse ja see on siis võrreldav sellega, kui eelmisel aastal Liisa Helene said Rakvere Futuresil 5. koha, ehk siis täpselt samad punktid tulevad Futuresisse 5. koha ja Nations Cup alagrupi võidu eest, et selles suhtes mängid 2 mängu ja kui võidad, siis oled päris palju rikkam just Futuresi paaril ja eriti on see siuke väga ikkagi magus see alagrupi võit. Ja meil on üks põhjus veel, teha üks tugev aplaus, sest värskes maailmatabelis, ma tean, et Mart seda ei ole kunagi jälginud, aga mina jälgin seda, on üle pikkade aastate Eestil naispaar 50 parema seas, daamid ja härrad, Liisa Helene täna maailmatabelis 49. Ja meil on veel tähtsaid sõnumid. EM-i jooksus edetabelis, ma lihtsalt loen ette ja te naudite. See on selline saate osa. EM-i jooksus edetabelis, kes pääsevad peale? 32 pääseb peale rankingu põhjal ja eelmise nädala seisuga olid siis Liisa Helene 24. kohal, ehk siis kindlalt praegu EM-i kursil, aga me teame, suvel tuleb meeletult turniire. Ja siin võib veel kõik muutuda, aga hetkel on hästi ja Tiima Mart, te olite umbes samas kohas, nii et te olete hetkeseisuga EM-ile minemas. Kas sa oled ise ka seda süsteemi lähemalt uurinud? Palju seal peab veel hästi mängima? No nüüd väga nii täpselt ei ole seda uurinud küll, aga ma usun, et kui me näiteks ikkagi ei Türgis ega Poolas hästi ei esine, siis me EM-ile peale ei saa. Et pigem ikkagi on vaja natukene veel 1-2 jukest normaalset tulemust. Esikümne kohta? Ei, ma ütleks, et noh, kui me mõlemas saaksime näiteks sama 17. koha, siis oleks okei. Sellest juba peaks olema piisama. Sellest juba võiks arvata, et piisab, aga seda on väga keeruline tegelikult, lõpuni välja on seda väga keeruline paika panna, sest et kes sealt alt veel võib tulla ja nii edasi, et seda ma ütleks, et ma olen varasemalt natuke rohkem neid punkte lugenud, aga nüüd ma teadlikult natukene pigem loobunud. Et vaatad, mis elu toob. Ma tean, aga ega see mulle lõppude lõpuks väga palju juurde ei anna, et me selle otsuse tegime ära, et me tiimaga, et me Futureseid mängima sellepärast ei tõmble praegu, et veel ehku peale EM-i punkte saada juurde, et lähme challenge'ite kursil ja kui õnnestub, siis saame EM-ile, kui õnnestu, siis elame üle. Selge. Ja mis on minu jaoks jälle Baltikumi inimesena tore, on see, et Riia võõrustab juunis oma Nations Cupi alagruppe ja Vilnius juuni lõpus jaanipäeva paiku võõrustab siis oma alagruppe, nii et natuke togime Eestit ka, et Eestis meil hetkeseisuga Nations Cupi, ma ei tea, kas kunagi on üldse tehtud või?
Vilnius teeb seda minu arust iga aasta, lätlased on ka ikkagi teinud korduvalt ja korduvalt, küll Jurmalas varem, selle siis ametnikud oli Riia kirjas, ma ei välista, et see tegelikult on Jurmal, lihtsalt need CEF-i ametnikud vaatasid, et selle joonlauaga, et see Jurmala, et see vist ongi Riias. aga ma ei tea tegelikult. Kui CEF-i ametnikud Jurmalat ka ei tea, siis aga nad ei tea paljusid asju Jurmas. Ühesõnaga, no loodame, ega meil on täna ka lahtine see, kas Eestis toimub MK-etapp või mitte. Nii et täna hommikul ma Uku Rummit üritasin kätte saada, ei õnnestunud selle küsimusega. Järelikult ei toimu, kui see Ukut kätte ei saa. Kui protsent on väiksemaks läinud, siis, aga no me loodame lõpuni välja, et see MK-etapp veel tuleb. Et tundus, et nagu kõik kaardid olid tänavu sellele nagu pandud Eesti kalendrit koostades. Ja ma ei tea, Eesti meistrivõistluste kohta ka veel, kas kuupäev on paigas? Ametlikult mina peaks nädal pärast MK tulema. See on samadel väljakutel. See ei pruugi see aasta tulla, kui MK ei tule, siis nädal pärast. Aga need väljakud vist on igal juhul seal, et selles suhtes ma arvan, et Eestikad on igal juhul vabadus. Aga veel vähemalt kuskil kirjas ja kuupäeva mina ei leidnud, võib-olla minu iga, aga augustikuu pange kõik rannavõrkus, me oleme öelnud, terve augustikuu pange kinni. Ühtegi plaani augustisse ei saa teha. Ja tulge vabadusväljakule, et küll seal midagi toimub. Telgiga võib tulla. No võt. Ja veel siis 8 riiki naistest tõesti Nations Cupi finaalis mängivad ja 3 on nendest teada, lisaks Eestile Hispaania ja ka korraldajama Portugal. Hispaania ja Portugal hetkel nendel nüüd ülitugevaid naispaare ei ole, et selles suhtes, kui vaadata praegust seisu, siis võiks öelda, et ei ole ka välistatud, et me hakkame seal kõrgete kohtade eest mängima, aga lõpuks kõik saab loomulikult selgeks siis, kui me saame teada, kes sinna finaali veel pääsevad ja milliste koosseisudega kohale tullakse. Eva-Liis ja Liisa ütlesid ilusti ära, et me oleme otsustanud, et kui me peaks ka võitma mingil ägedal põhjusel selle finaali, et siis nemad lasevad Liisal ja Helenel minna Austraaliasse MM-ile. Et nemad väärivad või on kauem oodanud seda tiitlivõistlustele pääsu ja aga loodetavasti esialgu üldse suudetakse seal hästi mängida. See on kõige tähtsam, et kui ka sealt esikohta ei tule, siis kui oleks seal teine, kolmas, see oleks ka väga, väga kõva saavutus meile. Vot nii, et palju edu meie naistele ja aitäh iluste tulemuste eest ja sel nädalal mängitakse siis Türgis Balikesiris, kui ma nüüd õigesti ütlesin. Sina põhimõtteliselt, Mart, eladki juba Türgis, Türgi laager oli, nüüd tuleb see turniir, siis tuleb challenge veel, ma saan aru juunis teil. Sulle Türgi meeldib? Ei, Türgi on okei, et mul ei ole Türgi vastu midagi. Selge. Ja see on siis selline, et Mart ja Tiima said peatreeneri hinnangul kohe, automaatselt koha, Nations Cupil teie kvalifikatsioonimänge ei pidanud, aga Kauri Rikkais ja Jaan Rebel võtsid siis 2-1 võitu, esmalt Karl Maid ja Siim Ennemuist üle ja seejärel ka Urmas Piigi ja Sander Steinbergi üle ja lähevad siis tänavu teise Eesti paarina Nations Cupile kaasa. Need mängud mängiti Ülemiste Beach House'is, mängiti sisehallis selle ägeda, ütleme, planeeriva servi vaibiga, ma nimetaks seda, et seal ikkagi väga palju otsustas ka see serv ja ma ütleks tõesti Jaan Rebeli servid on mul eriti hästi meeles, võib-olla Urmas siin suudab öelda ka palju Kauril häid serve oli, aga kas sa oled nõus, et ikkagi väga palju servimängse need mängud olid, mis Nations Cupi edasipääse ja sõitsid või mis muud asjad sulle silma jäid? Minu vähemalt enda mäng olid siuksed otsevead on minul jäi nagu silma, et ja ma arvan, et seal servil on mingisugune roll, et otseviga, kui äst lüüakse, siis oli ilmselgelt serv oli ka ebameeldiv, aga kui jõudsime seal rünnakule nii Kauri Jaani poolt kui ka meie poolt, siis nagu siukseid otsevigu mitte, et saad kaitses üles, lööd maha või saad blokiga, vaid lihtsalt lööd outi või võrku, et pigem vist isegi outi rohkem, et see oli natukene siukene märksõna, mis nagu, aga sellele vaatamata nagu meie mõlemad mängud olid väga pingelised ja esimene mäng oli vägagi tunne see, et Ennemuist ja Maidla võtavad 2-0 selle mängu ära ja selle järgi oleks igal juhul nagu vaja olnud kolmandat mängu ka, et olekski võib-olla toredam stsenaarium nagu olnud, et aga siiski natukene seal võib-olla Siim väsis selles esimeses mängus ja Jaan ja Kaur said päris hästi tagasi mängu ja nii ta läks, et igati lõpuks teenitult, et said selle koha koondisesse, et Jaan esmakordselt, väga tore, peale mängu ütles ka mulle, et kuule, esimene võistlusmäng, kus ma sind võidan, et seda nagu heal hetkel ka, et igati teenitult.
Nemad sellest kolmikust, kes selle edasipääsu eest võitlesid, kõige noorem paar ja kõige ka füüsiliselt võimekam paar, ma julgen ikkagi nii väita, et nende mäng on väga võimas ja nad võivad ka seetõttu, et nad on väga võimsad, mulle tundub, nad võivad ka Nations Cupil kohati mängida endast tugevamate paaridega hästi, samas me teame selle paari nõrkus on jälle need sellised mõõnad, mida neil kipub sisse tulema rohkem ja saab näha muidugi, kui sisehällis mängitakse ilmatuuleta, milline on üldse Türgis ilm, et me oleme siin tõesti tänavusel hooajal näinud väga palju tuuliseid etappe üle maailma ja seal on see mäng, ma julgen öelda, see ei ole enam see rannavõrkpall, mida me siin terve talve Ülemiste piitsaüsis harrastame. Kuidas sina näed Kauri ja Jaani? Nad erinevalt siis eelmisest aastast, nüüd see suvi nad nii-öelda professionaalselt rannavõrkpalliga ei tegele, nad mängivad Eestis rohkem, käivad mõnel MK-etapil, aga võtavad nagu natuke lahedamalt seda asja. Olete te koos treeninud nendega? Me tegime nüüd eile äkki või üleeile trenni koos. Õues oli tuuline, et selles suhtes mängupilt oli teistsugune, ma vaatasin ka mõlemaid neid Nations Cupi kvalifikatsioonimänge. Et mängupilt oli hoopis teistsugune, et ega muud ei olegi, tuleb loota, et seal ei ole väga tuuline. Nende poolt siis vaadates, jah? Ja no meie poolt vaadates. me oleme koos ühe tiimina, jah. Et meil on ju ka ikkagi väga tugev riik on meil alagrupis olemas, et Prantsusmaa jah, et seal on 2 ikkagi tugevat paari, kes on ju korralikud Challenge'i põhiturniiri paarid, et sellest esimesest mängust põhimõtteliselt oleneb, et mis seal saab, et ma arvan, et meil mõlemal paaril on suht keeruline nagu võita, et igal juhul peame mõlemad väga hästi õnnestuma, et sealt mingit lootust oleks. Sest nüüd on uus süsteem ka, et kui vanasti oli kuldse game'i süsteem, siis nüüd on lihtsalt võit ja kaotus. Ja kui üks meist peaks saama väga kindla kaotuse ja teine näiteks napi võidu, siis oleks põhimõtteliselt ka juba rong läinud. No vot, ja sa juba mainisid ära, jah, prantsused, Rotard ja Cotirra on siis esimene paar ja nendel siis maailma edetabelis kas oli vist 30. koht, mõlemad on igatahes esimese 40 seas ja kuidas meil teine paar oli, Passero ja Ajeva. Nemad on siis põhimõtteliselt sama tasemega paarid, esimene nendest on siis Eliidi 9 olnud sel aastal Saku Aremas ja Challenge'il olnud viimase aasta jooksul 4 korral veel esikümnes, nii et see on kvaliteeti näidanud ja teisel paaril siis on siin värske 3. koht Hiinast Challenge'i turniirilt ette näidata, et tõesti nagu sa mainisid, favoriid, ma julgen täna öelda isegi mõlemas mängus on pigem prantslased, teil ma näen küll ka siin ütleme ka rohkem šanssi teha head mängu ja võidelda võidu eest, aga ma ütleks Jaanil ja Kauril küll, et kui sealt peaks tulema võit, no see oleks üks väga äge rannavõrkpalli siuke üllatus meile kevadesse. Jah, absoluutselt. No vot, ja meil on ka värskelt infot maailmatabelist, Tiisar Gorokov on kerkinud 64. kohale ja Rebel Kais 274. hetkel, aga me teame, nad ei ole ka nõnda palju mänginud. Miks me nüüd pikemalt ei räägi täna Nations Cupit, väga lihtne põhjus, kuna Liisa-Lotta Jürgenson, meie saate monteerija, on ise hetkel Šveitsis MK-etapil, tervituse temale sinna ja Eva-Liisale ka ja tervituse ka Hiina, meie esipaarile Remmel ka Hollasele, siis me täna lihtsalt ei tea veel, millal see saade täpselt üles läheb. Me loodame, et lähipäevil, aga see sõltub, kuidas Liisa-Lottal siis Šveitsis aega on, ma ütlesin talle ka, et ära jumala eest nüüd mängule minemata jätta, sellepärast et saade valmis saab. Nii et saade läheb üles esimesel momendil, aga see ei pruugi juhtuda veel päris lähipäeval, kui me siin tõesti 22. mail seda saadet lindistamas oleme. Aga läheme edasi. Lühiuudiste rubriigis jätkame sellega, et 544 A-liiga, Tallinna A-liiga sai meil läbi juba mõnda aega tagasi ja mis oli minu arust väga äge, Mart Tiisar tunneb asja õige paremini, tema ennustas, et turniiri panevad siis 16 paarisest kinni 17-aastased Armin Kender ja Patrik Parijõgi ja täpselt nii läkski, nii et sinu ja teie mõlema treeningkaaslastele on siis tulnud esimene siuke natuke tähtsam võit ka meesteklassis ja finaalis alistati siis Nils Rühka, Rein Tiisar 2-0 ja pronksi teenisid Karl Maidla, Siim Ennemuist, kes alistasid siis Sten Vahtras ja Mihkel Nuudi. Urmas Piik, Sander Steinberg seekord 5. ja ka Rinaldo Steven Kavan 9. Nii et minu pakkumine, et Rinaldo Kavanen medali võtavad, läks kuidagi nüüd üllatuslikult vaatangi, et ei olegi nagu, aga okei. Urmas, sinu kommentaar esmalt oma turniirile. 2 väga halba mängu, 2 kaotust. Ma ei tea, kui palju neid mänge ka lõpuks oli, ma arvan 2 keskpärast mängu ja ma isegi julgeks öelda 4-5 väga korralikku mängu. Et selles suhtes paratamatult me nagu siukses olukorras oleme, kus natuke need Ameerika mägesid on, et väga palju loeb, mis me
paar nädalat ette oleme teinud, kui see mäng aset leiab, kui ei ole midagi teinud, siis lööb päris valusalt, varasemalt võib-olla nii valusalt pole löönud, et tuleb nagu sellega arvestada ja siis, kui on nüüd hooaeg pihta hakkab järjest rohkem, siis peame arvestama nende asjadega, tahaks nagu seda stabiilsust leida, et kuskilt maalt alla ei lange, et seda nagu ruumi natukene väiksemaks saada, et eks me nende asjadega oleme tegelenud ka päris palju siin viimasel ajal. No mõlemal on pere ja lapsed ja ütleme, see aja planeerimine vist ma saan aru on kõige suurem väljakutse, et kuidas leida ühiseid trenni aegu üldse? Absoluutselt, see on väga suur challenge ja jah, et siin on ikkagi kõik vabad hetked proovime, siis põhimõtteliselt trenni teha kas jõusaali või palli, et selles suhtes on challenge, aga saame hakkama. Te siis kaotasite veerandfinaalis Sten Vahtrasele ja Helger Häälele, nii et olgu see ka öeldud, Helger Hääl läks seejärel reisile ja siis Sten Vahtrast tuli finaalturniiri Mihkel Nuudiga mängima, aga see on A-liiga, see on selline natuke sõbralik liiga, kõigil on see pigem nagu ettevalmistuseks suveks, nii et koostöös siis teiste finaalturniiril osalejatega sai selline otsus vastu võetud, et Vahtrast saab paari eest vahetada, aga me soovime õnne ka Nilsile ja Reinule. Eelmise aasta pronks sai vahetatud tänavu, mil oli ikkagi oluliselt kõvem konkurents, ma julgeks öelda ka mitu korda kõvem konkurents, siin Kaarel Kais ja Jaanus Kuller näiteks, kas nemad olid ka 9. või olid veel kaugemal tagapool, et siin ikkagi päris tumini oli tase ja selles suhtes Nilsi ja Reinu teine koht väga kõva, nii et üritame häid sõpru ka siit poolt. Aga naistest siis oli meil hooaja eel teada, et saab ühe kohaga wildcardiga üks noortepaar ja selleks otsustasid siis meie parimad noored Eestis Tartumaalt tulid Marta-Miia Ploomipuu ja Anne-Mai Hanimägi, 16-aastased. Ja no see, mida nad näitasid seal 2 mängu jooksul poolfinaalis ja finaalis, see oli ikkagi vägev. Finaal võideti Eesti rannavõrkpallis ikkagi tuntud nimede Maret Kuuse ja Olga Pestrova vastu 21-6, 21-11. Nii et meil on Eestis ikkagi üks väga-väga korralik paar peale tulemas, mida me teame nende kohta. Teame siis seda, et Rivo Vesiku käe all nad treenivad. Suure osa Tartust küll ennekõike Karl Jaani käe all, aga kord kuus siis käib ka Rivo Vesik nendega treenimas. Teevad trenni ka Hollas Remmelgaga ja teevad nüüd siis ka Kuivunen Jürgensoniga, kui võimalus tekib. Nii et ütleme see esimene talv tippudega koos treenimist ja ka esimest korda nad tõiselt jõusaalisele keskendunud. Nad siin ise ütlesid, et see on palju muutunud nende mängu, siis mulle tundub, et see suvi tuleb Eesti rannavõrkpallis väga huvitav ja saab näha, millal Ploomipuu Hanimägi hakkavad siis ka Kuivunen Jürgensoni ja Hollas Remmelga vastu esimesi selliseid põnevaid matše ametlikult pidama. No Ploomipuu ma tooks eraldisid välja veel, mõlemad on väga vägevad mängijad, aga Martamäe ja Ploomipuu ikkagi täna mängijana näeb välja juba, ma julgeks öelda omajalistest kindlasti Euroopa tipp. Et seal on kõik asjad olemas, mis peab ja soovime mõlemale nii Ploomipuule kui ka Hanimägile meeletult edu sellel algaval suvel. On teil lisada midagi A-liiga kohta? Sina, Mart, see aasta A-liigas kaasa ei löönud? Ma see aasta ei löönud. Juhtus niimoodi. Aga ei, põnev oli vaadata, käisin ka finaalmänge vaatamas või finaalmängu. Et väga sümpaatsed olid nii Rein ja Nils kui noored ja oli siuke väga äge, et selline liiga on ikkagi, te olete loonud, et on selline võistlusväljund noortele, et ma loodan, et sellest kasvab siin aastatega veel ja näha on, sa ütlesid ka, et tase on ju tõusnud, et neid paare, kes ikkagi mängivad aasta läbi, kas siis olgugi 2 korda nädalas või vähem või rohkem, aga ikkagi arendavad ennast rannas ja et nad saavad ennast võistlustel proovile panna ja et noored saavad seal väljund, et see on kõik üli äge. Ja no mis me ise oleme ikkagi vaadanud ja siin ka saates rääkinud, vahel meile tundub, et see Eesti rannaval ongi 30 pluss vanused, kui sa alla 30, siis siin turniirile peale ei lasta. Aga et see aasta meil just A-liigas olid võitjad, eks ole, väga noored ja lisaks veel meestest siin osalesid, tuleb kohe Povjakel Koita meelde, Džuhnekov, Sitnikov, kes ka väga korralikult mängisid siin konkurentidega, samamoodi Külvi Talvist, kes on natuke vanemad, aga et ei ole päris ainult see, et nüüd on 30 pluss vanused, vaid tuli noori ka lahedalt peale, et see on ka meie huvides, kes me ise küll oleme 30 pluss vanuses kõik, aga et tuleks neid noori ja oleks neid, kes asja hakkavad üle võtma vaikselt. Vot, naistele ütlemata pronks Kadri Kruusil ja Jana Timofeevile, see on ka fantastiline paar, ma ütlen, tervitused lihtsalt sinna poole naistele.
ja sellega on hea edasi minna. Võtsin ühe väikese teemanurga veel siin uudiste rubriigis ette. Rivo Vesiku kommentaar pärast siis Nations Cupi, mis ta siis Eesti rannavõrkpalli sellise arengu kohta rääkis. Ma loeks selle täitsa ette, kuna inimesed võib-olla kõik ei loe kõiki pressiteateid, mis kuskilt lendu lähevad, siis siin on lihtsalt selline huvitav mõttekäik ja kui me soovime, saame pärast seda veel ise midagi kommenteerida. Rivo ütles siis nii. Me peamegi looma süsteemi, kus meil kasvab järjest noori peale ja oleks pidevalt riigisisene konkurents, sest see viib edasi. Praegu on Liisa ja Leene juba need nii-öelda kogenud tuua, siis 22-aastased Kuivanen ja Jürgenson ning sinna peaks 3-4 aastase vahega tekkima veel 2-3 võistkonda, kes mängiksid samal tasemel. Sisemise konkurentsita on ühel võistkonnal palju raskem areneda. Täna on see seis hea 2 parema paariga, aga noorte osas on ikka seesama mure, et neil pole rahalist tuge taga, ütles siis Vesik. Noortele toetust leida on ülimalt keeruline ja eks see vanemate ja tuttavate toel praegu enamasti toimib. Seda me oleme ka ise kogenud siin, teame, kes siin ka Tallinnas harjutavad, et väga paljudel on ikkagi väga tugev vanemate tugi taga. Rivo jätkab, eks me kõik alaliidus peame ühiselt selle nimel tööd tegema, et need potentsiaalikad noored, kes meil on, saaksid tõusta järgmisele tasemele ning teha tööd järjepidevalt. Tuleb püüda leida rahalisi vahendeid lisaks olemasolevatele toetustele veel juurde leida, ütles siis Vesik. Ja viimane tema tsitaat siin, muidugi ma mõistan, et raha kellelgi puu otsas ei kasva, aga kui tahame seda mitme aasta töö tulemusena tekkinud üsna head seisu rannavooles hoida, on kõigil vaja juurde panna. Ala on maailmas muutumas aina populaarsemaks ja kahju oleks sellest rongist maha jääda. Rannavõrkpall pole enam ammu spordiala, et võtame Pärnu rannas 3 õlut ja mängime natuke palli ka, vaid ta on kasvanud suureks ja oluliseks olümpialaks. See viimane lause on muidugi minu lemmik, aga seda me oleme siin oma saate sellest ka üha rohkem aastanud. Täna see saade algas põhimõtteliselt sellega, et see ikkagi seltskond, kes ka MK-etappe mängib, on muutunud tummisemaks ja rahvusvahelisemaks kui varem. No võt, soovime lisada midagi. Saab ainult nõustuda, et võib-olla meie enda vaates nagu ongi lihtsalt see, et kuna me EVF-is ei toimeta, eks siis mida meie saame nagu teha selle jaoks, et hea oleks nagu tõesti ainult sinnapoole vaadata, aga samas tegelikkuses, kui me oleme selle rannavõrkpalli arendamise enda südames asjaks võtnud, siis kuidas meie saame sellele asjale ka nagu hoogu anda ja võib-olla seda kuidagi süsteemi aidata luua või ise luua, et see võib-olla mõte siia juurde, et ja seda me oleme ju kõik tegemas siin ka, kes me siin laua taga istume. No võtamegi noored siis, Tartumaal, eks ole, tegutsevad nüüd päris tõiselt seal tõesti ka Rivo käe all, siis meil on siin Tallinnas on, ütleme, see Tiima, Mardi ja Indreku punt, kus on noored, kust sealt samast on siis Armin ja Patrik välja kasvanud, aga seal on teisi noori veel, me teeme siin Benasse ja Kalle käisid äsja MK-etapil, kuulasin ka võrkpallivõngete saadet, nemad ütlesid, et kumbagi meest veel kuulnudki ja ega arusaadav ka, nad on ju väga noored veel ja sedasi tegid oma debüüdi. Siis on Tšuhnenkov ja Povjakel juhendavad siin nädalavahetusel on Tehval mitukümmend noort, kes on väga korraliku juba poisid, ma vaatasin, panid kõik hüppelt ülevalt tõstet seal viimases trennis, väga korralik punt, kindlasti ma unustan kedagi, no Laos Lukasel on läbi aastate erinevaid peamiselt siis tütarlapsi, kes käivad praegu ka aastaringselt Ülemiste Beach House'is ja oleme ka oma mitu siis noort suunanud, kas siis sinna Tiima Indreku gruppi või siis Laose gruppi, et tegelikult neid, kes aastaringi teevad, küll praegu enamjalt nii, et nad käivad nädala sees rohkem saalis ja siis mingil õhtul nädala sees ja nädalavahetusel siis rannas teevad juurde, et see ala tegelikult juba paisub Eestis ka, on tore seda tõdeda. Et ei ole nii, kui alguses hakkasime rannaliides käima, siis vaatasid, kas alla 60 üldse keegi on saalis, aga nüüd on ikkagi enamus on noored ja tõesti neid tuleb ainult juurde. Ja meie ise ka loomulikult oma noorteklubiga proovime sammu pidada. Siia lühikeste uudiste lõppu osasse veel üks huvitav sõnum. 30 mai, head sõbrad, ehk siis juba õige pea, teeb 504 oma 5. turniiri hooaega algussuvel ja meil on tulemas siis esimene turniir Laulasmaal Laaspa ees, seal 3 väljakul King-of-the Court turniir ja vaatan mina siis üks hommik, et kes on turniiri registreerinud ja kirjas on A-tasemes Märt Tammearu ja Kusti Nõlvak. Nii et see on turniiri korraldajana, ma julgen öelda küll üks ilusaid hetki, et kui sa avad hommikul arvuti ja sa vaatad, kes on turniiri kirja pannud, on, no võib öelda ikkagi Eesti võrkpalli 2 väga-väga kõva nime. Kutsun kõiki vaatama, osa võtma, veel on kohti, aga
mina tahaks öelda, et me oleme Märt Tammeruga sama grupis, ta käis siin kevadel pärast Poolast, kui tal saalihooaeg lõppes treeni tegemas ja see avaldas mul ikkagi väga muljet, mida ma nägin Märt Tammeru mängus, et see ühtpidi tema ikkagi puude, kuigi ta on saalis ja said aru, et ta on otse saalist tulnud, tal on mingid asjad nagu näiteks servi vastu võtta, kerib seda veel võib-olla kõrgemale ja see ei ole päris see nagu rannas me oleme harjunud, aga kõik puuted rannavõrkpalli omad on tal ikkagi jätkuvalt suurepärased ja tema füüsis on ikkagi täiesti uskumatu, et kui muidu tundub, et mõni mees vahel lööb ka 3 meetrist, siis temal oligi mängustiil oli see meie vastu, et kuigi seal peale minu olid ikkagi kõik medalid võitnud mehed trennis, siis see taseme vahe oli ikkagi täiesti meeletud ja lihtsalt lustis. Võib-olla ma olen täna liiga otsekohene, aga mulle tundub, et Märt Tammeru on ka täna Eesti parim rannavõrkpallur, et ta on parim saalivõrkpallur ja rannavõrkpallur, sest sellist taset mina arvasin, et ta nii hea päris rannas ei ole hetkel, aga need 3-4 trenni, mis sai koos tehtud, nüüd üks ka väljas veel, see on ikkagi meeletu talent. Ja seal viskasime nalja ka, et peame ikkagi randa tagasi tooma, et kui sükust meest enam saali tagasi ei saa lasta pärast paari trenni rannas. Aga ikkagi jõudsime sinna, kus me oleme ka laiemates aruteludes jõudnud, et ega tegelikult, kui sa oled saalis maailma tipus, nagu Märt on, siis need palganumbrid on lihtsalt sellised, et sul on väga raske tulla sealt öelda, et aitäh Paka, panen oma tiimi kokku, hakkan rannavõrkpalli mängima, kus sul on eelarve esialgu vähemalt 0. Aga siin on jälle see Rivo teema ka, et kui lõpuks suuetakse Eesti rannavolles kuskilt siis kas klubide või alaliidu poolt mingisugune siuke süsteem tekitada, et on ka mingisugused sellised suuremad taustajõud, siis võib see tekkida see reaalne šanss, et ühel päeval me ütleme, et meil on võimalik siukest paare ka võib siuksed mängijad tuua tagasi ka randa või ranna juurde siis kas või karjääri lõpuosas, nagu siin näiteks Robert Täht on öelnud, et tema mõtte ikkagi karjääri lõpuosas on ka randa tulla mängima. Nii et jaa, Märdil soovime edu, me teame, et Rakveres ta peaks mängima siis esimesel GP-etapil peaks mängima Karl Jaaniga ja Kuistjan Õlvak mängib vist Rasmus Meiusega. Selline info meile siiani. Väga põnev. Väga põnev. Kuidas arvad, Urmas, kui lähevad vastamisi Rasmus Meius ja Kuistjan Õlvak esimesel etapi finaalis näiteks Karl Jaani ja Märt Tammeruga, kumb selle mängu võidaks? Ma arvan ikkagi, et Märt ja Karl võidavad. Tammeru Jaani siis, et ma olen selles suhtes nõus sinu kiitusega Märdi suunas, et ta ikkagi on talent, keda väga tihti Eesti võrkpallis ei näe ja ta igatepidi on Eesti parim võrkpallur, ja ta on ka nii palju rannavõrkpalli noorest peast mänginud, et tal ei olegi see ületulek nagu liivale niivõrd raske siukse nagu treenituse ja pallitunnetuse pealt, et ta on tõesti hea ja ma olen siin nagu mõelnud, et ta on nagu ka Karl Jaanile ideaalne paaril, et ise tahaks ka siukse Märt Tammeru sugus, et ta on natuke nagu Tiima minu jaoks oli, et kui minule serviti, siis Tiima tegelikult oli ikkagi tundis ennast väga mugavalt siukeste teiste pallide lahendamisel siis, ja ta oli just siuke osav ja tegi siukseid pehmelt asju, siis Märt on nagu siukene, kes see raadius, kus see vastuvõtt võib olla, et oleks ikka ohtlik, on niivõrd suur, et see oleks nagu päris pull mängida siukse vennaga. Lisaks tal on muidugi see X-faktor, ta saab plokiga, aga ta võib ka 5 ässa sulle järjest lüüa, et seda võib-olla seal, kui see ettekujutatav finaal, mida ei juhtu, sest mul on ka plaan ikka Rakvere minna. Mul ka kavaliniga lõpuks tõuseme. et siis nagu jah, et seal on nagu Märdil kõige rohkem seda mängu otsustamise võimu. Ja ei juhtu minul liiga tihti seda, kuigi sel talvel, kuna olen heas vormis olnud, siis on seda juhtunud ikkagi ka, aga seda päris ei ole juhtunud, et ma tegin ühe trenni nii, et ma sain olla Märdiga terve trenni paaris. Daamid ja härrad, need 1,5 tundi olid jälle sellised, et trenn sai läbi, ma veel üritasin teda isegi liiva lükata Märdiga koos, et nautida seda, et see oli ikkagi tõesti väga mõnus kogemus. Mart käis ka meil ühes trennis, see oli ka väga mõnus kogemus. Sa oled ka päris korralikult mängid, ma pean tunnistama. No võt, ja meil on siin plaanis siis ka suvisest rannavolle kalendrist natukene rääkida, et võib-olla inimesed, kes suveplaane peavad, olgu öeldud, et Eesti rannavolle GP suvi algab siis juuni 1. nädalavahetusel 6.–8. juuni Rakveres, siis on 6 aega pausi, tehakse trenni, jaanipäev, kõik muu, 4.–6. juuli on Paides
ma ei tea, kes laulu- ja tantsupeo ajale paneb ikkagi mingeid teisi sündmusi Eestis, see on kriminaalses korras võiks olla karistatav, aga okei, minul ilmselt seetõttu Paides jääb vahele või siis mängin ainult ühe kvalifikatsioonimängu ja siirdan edasi kontserdile. 11-13 juuli on siis EVSA praegu seisuga toimus Kloogarannas, loodetavasti nii ka läheb. 25-27 juuli on Põltsamaal ja augustis siis mingil toredal ajal augustis on Eesti meistrivõistlused toimumas. Seda, kas MK tuleb veel ei tea, loodame, et ikkagi viimase hetkel tuleb, aga mida aeg edasi, seda rohkem tundub, et lihtsalt ei ole siin varsti enam aega sellele turniirile ka registreerima hakata inimesi, et jah, aga loodame parimat. Aga ma julgeks öelda küll, et Eesti meistrivõistlused on see 22-24 august. See on ühtlasi minu sünnipäeva nädalavahetus, nii et siis tasub tulla Vabaduse väljakule isegi juhul, kui Eesti meistrivõistlustele peale ei pääse. Ja mis on huvitavat, et meil on siis ära langenud võrreldes eelmise aastaga 3 väga märkimisväärset kohta, Pärnu, Tartu ja Võru. Ja mis on üldse minu jaoks natukene kurb, on see, et me mängime ainult nurgatagustes kohtades natukene GP-sarja mängijad Paides, seal all järve juures, kunagi ei ole sellised kõrvalisi pealtvaatajaid kahjuks tulnud. Samamoodi ei ole, Rakverest on seal staadionid kõrval, ta on küll linnale hästi lähedal, aga ta on sellises ebamugavas nurgas, kuhu mööda mine ja kunagi ei sattu, isegi kui seal oli see mingi Toidu tänav, siis seal ikkagi seal nurga taga ja sinna juhuslikke inimesi kahjuks ei sattunud ja Põltsamaal on ta seal Wakeparki juures iseenesest ka väga äge koht, ägedad korraldajad nagu teistelgi etappidel, aga ta on jällegi väga kitsas koht, kui inimene peab ekstra kohale sõitma, nii et minul ikka tundub, kui me tahame ala arendada, et siis võiks olla mingisugused sellised rannaetapid või peaksid olema sees, kus lihtsalt inimene tuleb randa, vaatab, mingi äge asi käib ja armub rannavallesse, et sel aastal siis neid ütleme mõnda etappi ei ole, mida me oleme harjunud siin Pärnu-Tartu eesotsas ja Pärnust eriti kahju. Mina mängijana oleme siin ka erinevate mängijatega rääkinud, see on kuidagi nagu iga suvine siuke tippsündmus, kui on Pärnus etapp, eriti nüüd, kui see tüün on tehtud sinna nii ilusaks, sul on see baariala, kõik sugulased tuttavad tulevad vaatama ja nautima, et sellest on nagu megakahju, et kui Pärnus enam tüüni ees ka rannavõrkpalli ühtegi etappi ei toimu, et kus siis veel tahaks küsida. Ja meil Kloogarannas samamoodi ilus rand, aga kui on kole ilm, ega siis sinna ühtegi kõrvalist inimest ei satu ka. Nii on jah, me Rein Tiiseriga just arutasime seda, et minule seostub see rannavollega ikkagi, et sa lähed perega nädalavahetuseks kuhugi lahedasse kohta, aga samas kui sa oled kõik on siuke Paide, Põltsamaa, Rakvere, et nad võib-olla ei ole võib-olla ka nii palju tegevusi seal õhtul teha ja samas nad on nii piisavalt lähedal kodule, eks Tallinna inimesele, et siis ongi nagu see, et iga õhtu võib-olla sõidad koju, et siis jõudsime ka sinnani, et need lemmiketapid on ikkagi on Kuressaare, on Võru, on Pärnu, et Tartu ka tegelikult on väga tore nagu alati käia on, et selles suhtes ja neid nüüd ei ole just. Muidugi see on Tallinna inimese vaatamine. Ja, absoluutselt, see on nii, ma nagu räägingi enda eest ikkagi praegu, et siuke see seis on, aga samas eks see iga aasta natukene muutub, on ka jällegi, ma arvan, normaalne. Ja nagu eelmises saates rääkisime, siis loodetavasti on see ajutine ka, et järgmisel aastal see GP-sarja oleks ikkagi tummisem, rohkem etappe ja ka ütleme natukene siis apetiitsemates kohtades võiks need etapid vähemalt mõned toimuda, et me ei saa ette heita kuidagi Paide või Põltsamaa või Rakvere korraldajatele, et paganat, et vales ennast sündinud või üles kasvanud, et nemad on väga tore, et nad on pundis ja ägedalt teevad, aga jah, loodetavasti ikkagi need suuremate või siis teiste kohtade korraldajad ka leiavad oma innu taas üles. Ja välismaalt siis 11-15 juuni on äge etapp toimumas meil Jurmalas. Sel aastal mängitakse siis Jurmalas Challenge'it, või mitte Challenge'it, vaid Futures'it, ehk siis kõige madalama kategooria turniiri. Ja see näeb seda, et Eesti paare praeguse seisuga on siis 5 tükki lausa minemas. Kais Rebel, Piik Steinberg, oli minemas ka siuke paar nagu Ennemuist Maidla, aga Maidla läheb nüüd Hiinasse hoopis Tobias Benassega mängima 2 MK-etappi. Nii üritas siis Siim Ennemuist vahetada oma paariseks Kustin Õlvakut, aga midagi seal vahetuses läks umbe, nii et see vahetus kuidagi sisse vist ei... Kuupäev vist arvatavasti tuli varem. No vist jah, on nagu on, ei tea täpseid põhjuseid ja naistest siis teine asetus Hollas Remmelgal, 12. asetus praeguse seisuga, see võib veel muutuda, Kuivanen Jürgensonil ja seal muidugi läheb jah, see on nii-öelda see pealepääsemise ranking, millest ma räägin siin ja Kuuse maiste siis kvalifikatsioonis need 3 Eesti naispaari minemas ja esimene asetus meestest Fokeros Plavits Euroopa meistrid ja naistest Samoilova Graudina Euroopa meistrid siis varasemast ajast, nii et Läti esipaarid ka kohal Futuresit mängimas. Mina küll soovitan, kui on vähegi võimalust 11-15 juuni, võtke kas või töölt vabaks või tulge üldse töölt ära, sõbrad, sest sinna mina tahan küll minna, ma loodan, et mul see võimalus tekib kaasa elama
seekord veel osalejana kaasa ei löö, sest muidu Fokerossi Plavinsi turniir võib üllatuslikult saada juba väga vara läbi. Aga kokkuvõttes siis nii palju, et Balti sportlasi või ütleme lähiriikide sportlasi maailma edetablis meeldivalt palju, ma julgen öelda. Meil on täna meestest Plavins Fokeros 13. Pedritis Rinkevis, teine Läti paar 31. kerkinud ja Balti kolmas paar, nagu enne juba rääksime, on siis Tiisar Korotkov 64. kohaga. Ja naistest on siis Samoilova Kraudina 4. ja leedulannad, ma ei tea, kas üldse Leedu rannavõrkpallid kunagi maailma edetablis esikümnes on olnud, aga nüüd see on tõsiasi. Raupa Liite Paulik Jään alustanud hooaega korralikult on 9. ja soomlannad Ahtiainen Lahti 12. kerkinud. Nagu Mart on öelnud, hooaja algus alles ja see maailma edetabel täit pilti nagu ei pruugiki tasemest hetkel tuua, aga samas midagi ta peab näitama, kui sa ikkagi maailma esikümne piirimail oled, siis järelikult võib öelda, et meie lähiriikide rannavõrkpalliseis liiga kehv kindlasti ei ole. Ja ikkagi Balti kolmas meespaar tegi Balti teisele paarile viimane turniir ära. Jaa, see on ka tõsi, sellest me eraldi ei rääkinud, aga see võit, mille te siis saite, oli just Läti teise paari Pedritis Rinkevitšile. Tahad seda mängu ka korra veel läbi kedrata? Ei tea, seal polegi midagi vaja kedrata. Nagu lõpuks oli vist suht kindel, et ma ei oskagi nagu öelda. Ma arvasin, et nad mängivad veits paremini, nad ei mänginud nagu väga head mängu. Meil oli nagu okei, saime seal, neil on siuke huvitav käegi just Pedriti seal, et ta teeb asja natuke teistmoodi, täpselt näeb siuke välja, et nagu vaatad talle peale, siis tundub, et igal juhul peaks sealt punkte saama. Võib juhtuda, et ei saa ja siis tundub nagu kole kummaline, aga meil õnneks nii ei läinud, et vaatasime, et peaks saama ja siis saime ka. Selge. Ja värislõppu siin selles uudistemurgas oleme jätnud siis selle uudise, et meil on rannahalle kerkimas nagu seeni pärast vihma. Luigele tuleb siis 544 rannahall tänavu sügisel, augustis, loodame ehitustöödega juba valmis saada, loodetavasti septembris avada. Selline on vähemalt praegune plaan veel, Urmas, oled sa nõus? Olen. Kuidas on, kas keskmiselt, ütleme Eestis öeldakse, et 40 tundi võiks nädalas tööd teha, kui palju sina teed tööd praegu? Ei loe. Ei loe seda. Selge, 41. Südamega teed, vaata, siis ei pea tunde lugema. Väga hea. Ja Mart, värskelt on tulnud siis avalikus info, mida meie teadsime tegelikult juba mõnda aega tagasi, ehk siis sinna Lasnamäe taha, kas see on sinna Iru? Ta on ja Iru kanti, jah, Irule päris lähedal, et seal Vana-Naura maanteel. On tulemas siis üks sükke 2 väljakuga rannahall. Jah, just täpselt. 2 väljakut, ka väike jõusalinurk, saun, siuke hubane, mõnus. Ka uues hoones võiks olla soe. Või kindlasti on soe. Oleb, kuidas te kütate. Kuidas me kütame, jah. Et tuleb jah siuke hall veel, et see saab siis nii-öelda siukseks meie koduks profispordi baasiks, et see mõte, eks me oleme siin ju omavahel sellest palju rääkinud, et kuidas me sinna jõudsime, et vahepeal oli tunne, et me teeme kõik koos ühe halli. Siis tuli hoopis, mis oli tegelikult üks ammune mõte, oli just tiimal Indrekul ja ühel sponsoril, et neil oli väga palju gruppe, noortegruppe, kes võtavad palju aega, harrastajate gruppe, et mõte oli saada, aga miks mitte, siis võiks olla nagu oma hall, et nii suur summa läheb sinna nende väljakute broneerimiseks ja siis tuli üks sponsor Andrei, kes ikkagi arvas, et ikkagi tuleks teha, et just hall selle mõttega, et mis aitaks siis mind ja tiimat Los Angeles olümpiale, see oli siis selline tema visioon, et halli opereerimistulud võiks minna siis profispordi ja meie toetuseks. Et tundus kohati kummaline, et miks neid halle kõike siin samal ajal avada, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et lõpuks need asukohad on head, kompenseerivad üksteist ja nišid on natuke erinevad meil omavahel ja lõppude lõpuks on ju eesmärk see, et ütleme nii, et nendest samade klientide pärast me ei saa siin nii Ülemiste kui teie ei saa kakelda, et siis lähevad kõik niikuinii pankrotti, et tegelikult ju, mis on ka suur eesmärk, on see, et rannavõrkpalli jõuaks rohkem rahvast ja nüüd järsku septembrist on tegelikult kogu linn kaetud. Kes iganes, kus tahab treenida, leiab selleks koha ja ma arvan, et summa summarum see on nagu üliäge ja ma arvan, et rannavõrkpalli tuua 2 korda rohkem inimesi kui praegu on, ei tohiks olla ju probleem. Ja ma olen ka nõus sellega, et kui me tahame Eesti rannavõrkpalli edasi viia, siis see, et meil on enne 2 halli ainult,
no see ikkagi pidurdas väga palju seda uute inimeste pealekasvu, nii siis harrastajate kui ka laste osas, et meil oli täpselt samamoodi, lastega oligi probleem, et vanemad poisid tüdrukud lihtsalt ei olnud võimalik, sa võid 2 aastat ette küsida ja sa ei saa ikka, kui ma olen esmaspäevast neljapäevani nii-öelda õhtust aega kuidagi broneerides, kõik on püsiajad ja kõik pikendavad oma lepinguid, nii et see on ainuõige, et neid halle juurde tuleb, ainult nii saab ala kokkuvõttes kasvada. Ja me teame, et siis Kristiinesse planeeritakse ühte halli, vist 6 väljakuga oleme kuulnud ja Voltasse vist ka ühte, vist 2 väljakuga. Aga seda... Need on jah vist jutud, aga kuulujutud on. Just, aga puudub täpselt veel aru saama, et millal need valmis saavad, kes neid üldse teeb, nii et meil on ka huvitav jälgida, aga seda enam meie küll 5-4 rannahalliga Luigel tunneme, et see oma unistuse täistegemine või täitmine, et teha täpselt siuke hall, kus sul on äge olla nii enne trenni ajal kui ka pärast trenni, et see nagu veel rohkem paneb pingutama selle nimel, et see hall tuleks eriti äge ja inimene isegi, kes elab võib-olla kuskil teisel pool linna otsas, mõtleb, et aga pagan laupäeva hommikul ma lähen küll, teen Luigel ühe hea trenni ja istun sinna sauna. Et sõidan sealt Iruhallist mööda ja lähen sinna Luigel. Ei, Iruhallist ta teeb hommikul trenni. Teiselt poolt. Iruhallist ta teeb hommikul trenni. Ja siis ta mõtleb, et aga pagan, et mul on ju energiat veel, sest ja me kõik oleme hästi treeninud neid inimesi ja 1,5 tundi trenni on, see on köömes ja siis tullakse teisele veel. Aga ma igal juhul olen nagu selle Mardi mõttega päri, et võib-olla tuleb see, kui need halle ühel hetkel hästi palju avatakse, siis tuleb siuke virvenduse aeg natukene, kus et tulebki olla ise aktiivne, leida neid uusi inimesi, seda kogukonda kasvatada, aga suures pildis see on nagu ainu võimalus, kuidas seda ala suuremaks saada ja ägedamaks, et selles suhtes on põnevad ajad, sest siiani kahjuks ta aastaringselt oli ikkagi natuke suletud ala, et sa väga võisid tahta mängida, aga sa lihtsalt ei saanud. Ja meie oleme ikkagi nii palju igal juhul otsustanud, et me Mardiga teeme podcast edasi, me teeme Türgi laagri edasi, nii et meie koostööd, mis meil seni kehtisid, jätkuvad samamoodi põhimõtteliselt. No ega sisuliselt ju selles suhtes me ju need alustalad, mis me mõtlesime, et mis me tahame saavutada, ega need ei ole ju selles suhtes kõik on palju need on endiselt samamoodi, et meil oli ju, et kuule, et teil on laagrid, me tahame teha laagrid, et teil on harrastajad, te teete profisportit, võiks teha neid asju koos ja ma arvan, et me teeme endiselt neid asju koos ja kasvatame seda rannavõrkpalli koos. Nüüd meil ühe halli asemel on 2 halli, kus on natuke erinevad suunad, võib-olla natuke erinevad eesmärgid, aga summa summarum lõplik eesmärk on sama. Et selles suhtes ju on ainult positiivne. Just, edu Mart teile, edu ka meile, nagu öeldud, ütleme lähi 3 kuud, ma usun teie halli ehitus on ilmselt samamoodi, et see on ikkagi meeletu aeg, kus tuleb veel kõik paika saada ja vaadata, et kui see hall avataks, siis on liiv maas ja paljud teised asjad ka ilusti paigas. Ja see me üritame selles suhtes jagada, et meil oli ka hästi selles suhtes konkreetne visioon, kui Andrei selle mõttega tuli, et see hall peab toetama minu ja Dimitri profisporditeed. Ehk siis seal me ka nende tegevustega peame hästi hoolikalt vaatama, et ka selle halli avamise perioodis kõik oleks selline, mis ikkagi toetab meie teed, et me nüüd ei kaoks sinna ära, et nüüd me hakkame halli tegema, et meie oleme ikkagi sportlased, meie teeme oma trenni, me teeme asju, meil on Indrek, meil on Andrei, meil on seal teised inimesed, kes neid olme asju seal peavad lahendama, et meil on Urmas. Teil on Urmas, on ju. Sorry, Sander, et sellepärast ongi natuke siin võib-olla rannavõrkpalli mängimine kahjustada saan. Et mõistlik niimoodi igal juhul seda tööjaotust teha. Aga sõbrad, meil on aeg võtta ette tänase saate viimane teema. Ja tehnika nurgas oleme täna otsustanud läheneda teemale natukene teise külje alt, ehk siis rääkida hooajaks ettevalmistumisest, kuna minule tundus, et me oleme kõik mingis mõttes ikkagi erinevat moodi treenimas ja just sel talvel ka kõik ikkagi treenimisele väga sügavalt keskendunud. Siis ma vaatasin, et Urmas ka noogutab, et siis võtame selle teema täna ette ja alustame siis sellest, et kuidas üldse ettevalmistus üheks hooajaks käib. Mart, sina oled 10 aastat rannavõrkpalliga professionaalselt tegelenud. Kuidas sinul see hooaja ettevalmistamine ja see plaanide tegemine üldse välja näeb? No 10 aasta jooksul me oleme ka päris palju erinevad asju õppinud, uurinud, katsetanud ja võib-olla summa summarum, kus maailma praegu oleme, on see, et
et hooaeg on pikk, hooaeg on väga-väga pikk ja noh, mis on võib-olla üks olulisemaid nüansse on see, et sa pead olema terve. Rannavõrkpallis on eriti oluline, et sa oleksid terve, sest et kui sina terve ei ole, siis sa ei saa mängida ja su tiim ei saa mängida. Et see on üks olulisemaid nüansse ja teine on see, et siis sa suudaksid oma füüsilise kehaga sooritada neid asju, mis sul on vaja seal platsil sooritada. Et me vaatame nagu sellest hästi funktsionaalselt, et meie jaoks praegu ei ole olnud sellist, et nüüd on hooaja ettevalmistus, nüüd me teeme ühtesi asju hoopis teistmoodi, hooaja kestel me teeme mingid asju teistmoodi, et oleks sellist superkompensatsiooni või ilgelt mahtu ja vähem mahtu, et me oleme kogenud ja me oleme näinud, et füüsiline keha, eriti sellise pika hooaja spordiga, kus sul ei ole mingit suurt kontakti või kaklust, vaid sa tegeledki ise ja palliga, et see füüsiline areng võiks olla nagu stabiilne, lineaarne, et me tegeleme sellega hooaja vältel, hooaja alguses, hooaja kestel sisuliselt samamoodi. Urmas, samamoodi siuke pinnapealne küsimus kõigepealt, et kuidas sina seda ettevalmistamist oled teinud? No mul on iga aasta natukene erinev olnud, aga sa küsid konkreetselt nüüd selle hooaja kohta. No ma üldse mõtlen, et mulle tundub ka siin kõrvalt vaadates, et sul on ikkagi muutunud päris palju professionaalsemaks tegemine, et sa oled võtnud, ütleme, esiteks saad treenida suurepäraselt Eesti esipaariga koos ja teisalt oled ka jõusaalis, on meil kõigil siis üks treener ja on kavad ja on siuke läbimõeldud tegutsemine sealpool ka. Jah, aga no selles suhtes algab ikkagi sellest, mis Mart rääkis, et tuleb terve olla, eks, et minul selles vanuses juba 38, ma tuletan meelde. 38, eelmine aasta äkki suveperioodil tiimaga mängisime 13 või 14 turniiri, aasta enne seda ka 12-13. Aga see on ka suur vahe, kui mina mängin turniiri, see on mul tihti, eks ole, 2 game'i ja võib-olla 32 minutit, siis kui te mängist ikkagi Eesti GPL ja ka rahvusvaheliselt olid edukamad, siis see tähendab hoopis mingit muud mahtu. No just, jah, et lisaks sinna need harjumatud lennureisid võistlema, et mul ei ole ju seda tausta olnud, eks. Ja tegelikult mõlema need tiima hooaja lõpud ikkagi põlv hakkas haiget tegema ja eelmine aasta tegelikult ma kellegile sellest niimoodi ei rääkinud, aga eelmise aasta 2 viimast turniiri, mis oli siis Paides karikafinaal ja Pärnus Eesti meistrivõistlused, mul ikka põlv oli megavalus, et ei olnud täpselt see, kus ei olnud nagu mõistlik tegelikult mängida. Ma tean, ma tiimale ka meelega ei rääkinud, Triinule võib-olla midagi mainisin, nagu, et ma ei kujuta ette, et kuidas see ära kestab, neelasin mõnusalt valukaid ja mängisin, sest ma nii väga tahtsin tegelikult mängida, teadsin, et need on tiimaga 2 viimast nagu turniiri koos ka ja no mõlemad võitsime ka, et selles suhtes tühja see põlv. aga no siis ikkagi algas nagu uueks hooajaks ettevalmistamine ja siis läksin Kaspar Rivassepa juurde, käisin MRT-s seal oli ikkagi kõõluse põletik, 4 pealihase patellase ühenduskoha teema ja tema iseenesest ütles, et 4-5 kuud ei tasuks nagu hüpata ja midagi teha. Ma just olin Sandriga enam-vähem plaanid paika pannud ja hakkasime just nagu trennis käima. Aga ma ühtegi trenni ära nagu ei jätnud, et nad ütlesid, et nagu siukene liigutamine on ikkagi okei, aga ma seal siis ütlesin, et ma nagu täiega ei hüppa, et üsna kiiresti sain aru, et see, et ma täiega ei hüppa, mu mängu väga palju ei muuda. Et lihtsalt see küll teadlikult nagu ei kasutanud seda põlve, ma ei läinud nagu niimoodi hüppes, nagu ma võib-olla lähen, kui ma täitsa terve olen, aga suures pildis nagu oleks Märt seal statistikat kõrval teinud, see liiga nagu ei mõjutanud, et ma sain normaalselt ikkagi rannavõrkpalli nii-öelda nautida ja see treeningprotsessi ka, et see oli nagu okei. Aga see omakorda tähendas, käisin seal löökravis ja sain korraliku nagu kava ka, et sportomeedika, mis seal A Le Coq on selle, jah, et nende füsio koostöös siis Kirkega panime kokku selle, mis tuleb jõusaalis teha ja ma olen tänase päevani seda teinud. Nüüd olen küll muid asju siin järjest ka juurde pannud, aga see on suht nagu siukene vaimu tugevdav teekond andnud, et see jõusaalis ei ole lihtsalt see, et lähed teed kangiga mingisuguseid asju, vaid sul on siuksed minut aega oled mingi sundasendis seal, jalad tudisevad ja et see kõõlus ehitamine on hästi siukene, et sa ei ehita kõõlust lihtsalt nagu kükke tehas, vaid sa pead hästi aeglaseid liigutusi, siukse staatilisi hoidmisi hästi palju tegema ja need on nagu siuksed päris
päris nagu rasked ja ei ole nagu mingi nauditav ja sa samas ei tunne ka, et ma nüüd, sain nüüd selle jõusaali korraga nii palju tugevamaks, vaid nagu lihtsalt ongi eesmärk see, et põlv kannataks mängida. Aga no tänaseks ma olen, see on nagu suur osa minu ettevalmistusest olnud ja see on tänaseks nagu vilja kandnud, et ta on mul problemaatiline, ma arvan, et ma sellest kunagi lahti ei saa, aga ta on nagu talutav, et ma ei pea valuvaigisteid neelama, et siin mitu mängu järjest mängida ja Türgi laager oli hea koht, kus sai seda testida ka. Kirke Kalde on siis juhendaja, kes meid on siin mind, sind ja Nilsi, sind juba mitmendat hooaega, meid esimest hooaega Nilsiga sedasi jõusaalis aidanud ja ma võin öelda küll, et kui me oleme koos jõusaali läinud, siis on olnud nii, et me hakkame Nilsiga tegema ägedaid harjutusi, kus lihast pumpame, kuigi tegelikult ka meil on niisugune sügavam mõte loomulikult olemas, siis Urmas läheb kuskil seina äärde, võtab kummilindi ja vaatab tunni aja pärast, tal on küll natuke teise asendise, aga sisuliselt täpselt sama harjutus ja siis ma ka mõtlen, et vaene Urmas, et aga põlved saavad tugevaks. Siin ei ole vähemalt kahtlust. Aga õnneks ikkagi on muid asju nagu ka kogu aeg sees olnud, et ma päris sellega ainult ei ole tegelenud, siis ma arvan, ära murdunud seal võib-olla ühel hetkel, aga jah, see on nagu, et pigem parem oleks, kui ei jõuaks sinna maale, et su põlv on sellises olukorras. Mina avan ka maad, minul on selles suhtes hästi huvitav olnud ka, et ma olen nüüd esimest aastat tegemas ka nii, et keegi teine on ikkagi nagu tõsisemalt juures olnud, et muidu ma olen ise teisvalt teinud sellist jõutrenni siis juurde pallitrennidele, aga väga huvitav on olnud ja kui kergejõustikus oli see nagu tuttav tegelikult, et augustis sai hooaeg läbi, siis 9 kuud laod põhja, vahepeal on ka väike siuke kuuajaline sisehooaeg, siis ütleme rannavõrkpallis seda sisehooaega, meil on küll A-liiga mängud, aga nendeks ju eraldi nagu mingit vormi keegi ju vist ei ajasta, et siis oligi teada, et septembris hakkame pihta, oli siuke ikkagi baasjõud, siuksed päris pikad kordused ja ei olnud nagu lihtne pärast, minul eriti raske, kui ma järgmisel päeval pärast rasket jalatrenni näiteks pidin rannavalla trenni tegema, et siis lihtsalt ei taha üles tõusta mingi kere sul kuskilt kohast, et see hüppamine oli väga ja liikumine väga keeruline, aga et nüüd siis kevade saabudes on läinud rohkem plahvatuse ja kiiruse tegemise peale ja on ka tore tunda, et mina olen nagu see klassikaline, me saame siin Mardiga kohe ka natukene rääkida sellest teemast, et mina olen hästi siuke klassikaline lähenemine, et kui sa tahad olla tugev ja võimas ja füüsiliselt heas vormis, et see jõusaal minule tundub, et on see A ja O, et enda näitel olen seda näinud ja kergejõustiku tausta pealt tulles tundub, et see on nagu nii primaarne, et sul peavad olema jõuasjad ja oma siis tervist sedasi hoitud just ja olen ka ise näinud, et kui mul eelmistel aastal oli siin põlve taga, ma ei teagi täpselt, kuidas seda vigastust nimetada, oli kogu aeg valus kuidagi maandudes, siis sel aastal tänu nendele väga siis spetsiifiliselt jalgadele tehtud treeningkuudele on mul see valu tänaseks ära kadunud. Samamoodi õlale, ma tunnen, et see, et ma olen nüüd õlale teinud kogu aeg regulaarset jõudu ja alguses ma sain selle kummilindiga, sain terveks selle mingisuguse põletiku, mis siin siis ka pikemat aega oli, et tuiga see on nagu korras olnud, et mina tunnen, et see regulaarne jõusaal, mis minu puhul tähendab siis 3 kuni 4 korda nädalas keskmiselt jõusaalis käimist, et see on aidanud mul just tervena ennast taas tunda, et ma täna tunnen hooajale vastu minnes ennast väga hästi ja palju paremini kui eelmistel aastatel. Ma võib-olla lisan siia selle, et nagu iga aasta nagu proovid nagu leida, et millega veel võib-olla saaks tegeleda ja siis minul see aasta, mis on minu jaoks olnud olulisem kui jõusaalis käimine on toitumine, et just aru saada, et mida su keha talub ja mida mitte, et ma olen aru saanud, et siuksed nisutooted ja piimatooted mulle hästi ei mõju ja nagu ma reaalselt olen tunnetanud, et kui ma ikkagi olen neid endale mingi hetk lubanud, siis isegi kui pole trenne ees olnud, on täiesti nagu siukene justkui puhkeperiood, mul on hakanud põlv valutama. Et siis mul nagu sees miskit toimub, mis nagu, ja ma olen ilust jõusaalis käinud, ma olen neid kõik harjutusi teinud, aga see oli lihtsalt suht värskelt, lihtsalt mul oli see kogemus, kus ma nädalavahetus läks käest ära selles vaates, et et ma oleks jälginud oma toitumist, ma ei teinud seda ja mul hakkas lihtsalt põlv valutama. Niimoodi nagu konstantselt nagu ta valutas, kui ta muidu oli nagu haige ja natuke nagu ehmatas, aga tõmbasin asjad korda, ta läks nagu ära, et ma mingid siuksed asju olen nagu võib-olla siin ka nagu avastanud ja saan aru, et sellel on ikkagi päris suur mõju, et mis mul seal sees toimub, et kui ma ikkagi
söön mingisugust asja, mis mulle ei sobi, siis mis iganes ta seal teeb, kas ta tekitab põletikku või no organism ekstra võitleb sellega, siis see ei ole nagu hea mulle. No Mart, küsimus sulle siis, minul ongi hästi huvitav, et mina kunagi sain ennast uuesti nagu järje peale pärast seda, kui ma olin kergejõustiku lõpparvu teinud, olin seal kuskil 24-5 aastane, sattusin ajakirjandusliku eksperimendi raames Indrek Verroga trenni Selveri võrkpalliklubisse, tegin 6 aega kaasa ja sain äkitselt oma seljamurele, mis sul öeldi, et ei tohi sina oma seljaga elus ühtegi kangi isegi vaadata, sain nagu sinnani, et ma sain aru, et see kangi tegemine on see, mis aitab mul seda selga korras hoida. Täna umbes 10 aastat hiljem ma tunnen, et jätkuvalt see on see, mis hoiab mind toonuses ja hoiab mind vigastusest eemal. Täna, Indrek Verroga, sina oled jõudnud hoopis kuskile mujale oma treeningsüsteemiga ja me oleme arutanud seda, et me võiks seda saates kunagi natukene põrgatada ja ole hea, kas sa täna natuke siis avad seda teemat meile ja ka vaatajatele, kuulajatele, et kuidas just see pallimängu väline pool ettevalmistusest ja treenimisest välja näeb? No okei, ma proovin, see võtaks muidugi võib-olla tunde, kui üritaks päriselt sinna jõuda, et see ei hakka üldse, see hakkab natuke kaugemalt, see hakkab võib-olla ma isegi mõtlesin enne saadet, ma teadsin, see teema tuleb. Ma ütlen vahele lihtsalt ära, kui ma pean laste trenni vahepeal andma minema ja siis teema on ja sa jätke rahulikult, ma lihtsalt lähen ära ja et siis kõigile ütlen juba tšau. Okei, aga ei, ma siin tunde ei räägi, ma proovin ikkagi mingis mõttes selle kokku võtta, et no vahemärkusena tegelikult see, et mida me praegu teeme, mida ma praegu teen, on see ka, et seoses ka selle uue halli avamisega on see, et ma tegelikult töötan selle kallal, et päriselt nagu kirja panna nii-öelda võib nimetada nagu metoodika mõistes, et mida me oleme teada saanud, mida me oleme õppinud ja mida me oma kogemusega oleme teadnud, kus see nii-öelda saavutusspordi arenemise nagu need võtmekohad on, et mida peab päriselt tegema. Ja noh, ma olen ka ju saalivõrkpalli ajal väga palju kangi tõstnud, väga palju jõudu teinud nii TalTechis Skybaldiga kui Soomes, kui ka algus Indrekuga tegime. Indrekuga väga raskelt vist isegi tegelikult algus ei teinud, aga noh, palju sellist klassikalist tegime küll ja on päris palju kogemusi olnud, et mida see nagu teeb kehaga, kuidas see jõud päriselt palliplatsile kandub ja nii edasi, aga kuhu me siis praegu oleme jõudnud oma arusaamaga on see, et üleüldiselt ka näiteks rannavõrkpallis, kui me vaatame, mida me teeme, siis me tavaliselt esitame endale selle küsimuse, et kuidas need asjad nagu kuidas need loomulikud anded avaldada. Et noh, kui me vaatame näiteks, ma ei tea, Urmasel on väga hea loomulik vaist, lugemine, pallikontroll ja nii edasi. Kui me vaatame mingit teist meest, siis temal nagu ei ole loomulikult neid asju. Ja me tavaliselt... sul on üks teine inimene siin. Teine inimene, vaatame Karlin ja tal ei ole loomulikult neid asju. Et siis me nagu üritame sellest aru saada, et aga mis asi see päriselt on, mis Urmasel on, mida ta teeb nagu, mida ta võib-olla, noh, kui me ütleme näiteks võib-olla ka mõnele lapsele, hakkame harrastajaid või lapsi treenima, paneme mõlemad sama harjutust tegema, siis üks nagu püüab kiiresti asjad kinni, teine ei püüa nii kiiresti asju kinni. Aga neid erinevusi, mida see laps nagu teeb, neid on väga raske nagu väljast näha, aga võib-olla sisemiselt see, mida ta kuulab, mida ta vaatab, kuidas ta vaatab, kus ta fookus on ja nii edasi, neid on nagu, noh, neid nagu me ei näe. Aga ühel lapsel on võib-olla ühtemoodi samamoodi lapsepõlvest näiteks kaasa tulnud, et on harjunud niimoodi asju vaatama, teine on harjunud teistmoodi asju vaatama, ühel toetab see näiteks selle harjutuse tegemist võrkpallis arenemisel, teisel ei toeta. Siis me üritame väga täpselt aru saada, et nagu mis need kõik need komponendid on, et kui me vaatame neid andekaid inimesi, et kuidas ise ka andekaks saada. Ja sellepärast see jõusaali teema oli natukene nagu meil mingi hetk uurisime seal rohkem, mingi hetk uurisime vähem, ta oli taga taustal, siis tundus, et nagu meil on nagu võrkpalli maailmas nagu nii palju nagu ära teha, et noh, lõppude lõpuks pole nii suurt vahet, kas ma hüppan 10 senti või 5 senti kõrgem või madalale, kui ma alati leen õige koha ülesse. Et noh, see oli nagu see loogik seal taga. Aga siis umbes 1,5 aastat tagasi ma olin ühel King of the Courtil ja ma rääkisin oma puusa asjast ühe füsioga ja rääkisin mingitest teist probleemidest, mis mul kunagi olnud on. Ja siis tema ütles mulle, et tead, et tegelikult hakkab kõik nagu, et noh, tegelikult kõik on seotud, et tegelikult hakkab kõik nagu varvastest pihta. Noh, tema andis mulle sihukese vihje ja ütles, et mine vaata Instagramis on üks mees, ta jagab natuke oma teooriat, et mine vaata seda ja siis oli üks Hiina päritolu USA mees, kes on hästi palju teadustööd teinud just lihasfastja koha pealt. Et noh, see on ju lihas ja ka siis on lihasfastja, mis ümbritseb kõiki lihaseid, kõiki lihaskõudu, mis läheb nagu, kui lihas on ainult siit kõõlusest siia kõõluseni, siis lihasfastja on nagu noh, tal ei ole algust ega lõppu, ta läheb siit-sealt ja ta on hästi palju uurinud seda, et nagu
nagu mis omadused seal tal veel on ja kui oluline selle tervis on ja siis tema teooria üks alustala on see, et nendel inimestel, kes on nagu naturaalsed atleedid, kes on naturaalselt tugevad, et nendel on see lihasfastia on nagu väga hästi õigesti arenenud ja hästi toonuses ja see hakkab varvastest kuni kätteni. Aga kui enamus inimesed kasutavad hästi palju jalanõusid treenides, siis need varbad natuke hääbuvad ja see lihasfastia võib moonduda, siis osal inimestel see naturaalset atletismi enam nii väga ei ole ja siis selleks, et jõud saada, nad peavad nagu kompenseerima näiteks väga suur jõutrenniga. Aga see tekitab natukene imbalansse ja siis see oli väga huvitav mulle, kuna see läks väga hästi kokku sellega, mis me oleme kogu aeg rannavõrkpallis vaadanud, et nagu mis eristab neid, kes on andekad, neist, kes ei ole andekad ja füüsilises maailmas, füüsilise kehaga on samamoodi, et osad käivad jõusaalis ja muutuvad tugevaks, teised käivad ja rassivad ja ei mõju nagu nii hästi ja võib-olla tulevad vigastused ja nii edasi. Et seal on nagu selline nagu vaadata, aga mis neid nagu eristab ja kui just öelda, et geneetika ja kaasa sündinud, siis võib-olla see on natuke liiga umbmäärane ja siis ma võtsin selle mehega ühendust, ma tegin 12 nädalat taga trenni, tegime ühe treeningprogrammi läbi, et rohkem teada saada. Iga nädal oli siis temaga kokkusaamine, 3 korda nädalas olid trennid ja igapäevased ülesanded ja siis sealt avanes nagu see muutus kõik nagu hästi loogiliseks ja see nagu saime palju teadmisi, siis me kogu aeg rääkisime Indrekuga ka, siis Indrek tegi ka temaga selle programmi läbi ise, et oma naha peal kogeda ja teada saada ja nüüd me siis uurime seda edasi, et kuidas nagu oma kehad ette valmistada nii, et nad oleks nagu andekad, et nad oleks naturaalselt tugevad, et me oleksime lõpuks need mehed, kes sa vaatad, et nagu täitsa lõpp, tuleb metsast, hüppab, vajutab, teeb, lööb, kõik on täpne, kõik on kiire, kõik on tugev. Et tundub, et see on nagu võimalik selle teooria kohaselt. Kuna ma üritan siin olla ka maksimaalselt aus, et see saade saaks huvitav inimestele, siis mulle lihtsalt tundub täna, et kas te siis olete täna nii algfaasis veel selle asjaga, aga et kui ma võrdlen teid nende samade austerlastega, mulle tundubki, et nemad on täna need plahvatuslikud ja võimsad vennad, kelle puhul ma näen, et jalad nagu väga ei värise, vaid nad ongi kogu aeg seal väga füüsiliselt hästi seal väljakul esinevad ja kui ma vaatasin viimaseid mänge, mulle just tundus, et eriti sinu puhul, Mart, et kas sa olid natuke nagu, kuidagi tundus nagu võbelesid natukene seal väljakul, et ei olnud sükest nagu võimu sulle ei rünnakule peale minnes, vastuvõtul, ja mulle sükesele lihtsale inimesele tundubki, et ma vaatan, mõtlen, näed, et pagan, et aga paneks sulle nüüd kangi turjale, teeks pool aastat kangi, et küll sa siis selle servi paremini kätte saaks. On minu süke, eks ole, tunnetus kuskilt eemalt, kes ma ei ole asjaga nagu seotud. Kuidas sa ise näed? Ma ise tunnen ennast praegu platsil nagu paremini. Kui ma nagu seal neid võbelusi asju, neid tekkida ka vahel sellest, et sa ei tunne ennast enesekindlalt ja nii edasi, et neid asju võib ka sealt tulla või seal on mingi tuul ja sind surutakse ja see käib nagu rööl, et siis paneb see juba võib-olla jala võbelema, et see ei ole nagu selles suhtes, minu vaade on see, et kangi ravi kõiki haigusi. Et selleks, et praegu ma näen nii, et selleks, et üldse võiks nagu kangiga ennast parendada, peaks olema esiteks väga-väga hea baas selleks oma kehal loodud. Ja siis peaks olema väga arukas selle kangiga, et kui palju seda üldse nagu peab tegema, sest lõppude lõpuks, kui sa vaatad ka rannavõrkpalli, siis neid inimesi, kes väga erineva raskusega ükke teevad, seal maailma tippus on kindlasti nagu väga palju. Aga nad kõik teevad ikkagi? Ma ei tea, kas päris kõik teevad, aga enamus praegu teevad. Aga mis ei tähenda, et see on selles mõttes nagu samamoodi, et võib-olla see ongi neil okei, sest võib-olla neil on mingid eelnevad sellest, neil on okeid. Aga kui sa paned kõik inimesed tegema sama palju kükke, siis enamusest ei saa maailma tippu rannavõrkpallis. Et võib-olla kõigil neil näiteks on need seadused paigas, nagu me ka mängu alguses rääkisime, et maailma top 10 lahendavad lõpus väga hästi ära. Aga võib-olla sellest nad ongi top 10, et need on kogu pundist on nagu välja jopanud need 10 inimest, kellel need seadused on paigas, et me teeme neid asju ja siis nad on maailma tipud. Aga ülejäänud lihtsalt pudenevad sealt sõelast maha, sest et neil ei ole neid eeldusi. Aga kuidas teie treening või kui me siin rääkisime ettevalmistusest, et kui palju te siis ja mida te teete trennis? Milline teie selline klassikaline treening nädal välja näeb? Seda jõusaali trenni teeme täies mahus 1 kord nädalas. Nii-öelda jõusaali trenni, aga seda füüsise poole arendamise trenni. Aga siukseid väiksemaid harjutusi võiks teha nagu iga päev 20-30 minutit, mis on rullimine, mis on natukene varvastele, mis on natukene staatikat ja sellist. See on siis, ütleme, kas klassikalises mõttes taastumise harjutused rohkem või?
taastumisega ikkagi natuke nagu arendamise, et okei. Ja see üks kord nädalas, see on siis siuke tõisem jah, keha arendamine? See on ikka siuke, kust tuleb higi. Isegi nii. Ja palju olete teinud siin, ütleme siis selle kõrval, et palju teil siuksel talvisel ühel nädalal keskmiselt pallitrenne tuli? Pallitrenni tuleb meil 5 keskmiselt ühes nädalas. Ja see on piisav? 5 pluss 1 pluss siis igapäevased asjad, mis on siuksed nii-öelda tiilulilu. Kas sa tead ka, kuidas rootslased trenni teevad? Sest rootslased on meil siin hea näide olnud saates ka läbi aastate ja ma mäletan, mul on siin meeles üks Kusti kommentaar, et kui te tegite endaga trenni, et siis tundsite, et lihtsalt ei jõua nendega seda sammu pidada, et kuidas nad siukse tempoga panevad. Muidugi noored mehed ka ja neil on ilmselt see sama füüsiline ettevalmistus olnud juba niivõrd sellele rõhutud, et nad peavad hüppelt jõudma tõsta, aga nad on ka ikkagi seda maailma nii-öelda taset tundub, et ongi tõstnud sellega, nad ongi teinud rohkem ja paremini mingeid asju ilmselt. Kas sa tead, kuidas nemad ka nii-öelda palliväljaku kõrval teevad või nad teevadki väga palju liival mingisugust sükest ükemoodi asja? Ma olen rääkinud küll nendega selle teemal, nad ütlesid, et nad, küsisin üks kord otsa, et mis te teete jõusaalis selle pikema plokimehe käest, et ta on mulle väga palju tahtnud öelda, aga ütles, et ega nad nagu pigem nad jõusaalis lihtsalt keskenduvad tervishoiule. Aga nad on selles suhtes, nad nii palju kui ma tean, nad on hästi selles suhtes hästi konkreetsed, et ma arvan, et nende metoodika ongi see, et on tervishoid pluss kogu see jõud plahvatus tuleb platsilt, sest et nad ei tegele üldse sellise, et teeme mingit lihtsalt vastuvõttu, rahuliku kordused ja jalad maast mängu, neil on trenn hakkab, hüppelt tõstad, hüppelt löögid, kõik nagu maksi teeme, hoiame nii, et nagu platsi peal ma pingutan niimoodi, et mu keha saab aru, et ta peab arenema tugevamaks. Ma hüppan niimoodi, et ta saab aru, et okei, et su eesmärk on saavutada kõrgemal hüppamine. Et mulle need rootslased just, ma ei tea, kas nii tohib öelda, Mart paranda mind, on just siuksed fastjamehed nagu või nagu De Groot ka samasugune, et nad, kui sa vaatad peale, nad ei ole nagu kuubakad või siuksed, aga nad on kõige... Teine kuubakas on muidugi hipp. Okei, see üks kuubakas on lihtsalt, see võtab kogu platsi. Aga nagu, et ma pedasin silmas, et ta ei ole siuke musklivend, rootslased ei ole üldse. Mina ütleski, ta on nagu plahvatuslik paar hästi. Just, ja De Groot on samasugune, kes mul on kogu aeg silma jäänud, et vaatad kõige tema enam pitseps on selline ja paneb sealt kõige tugevamat lööki. Aga mis on veel oluline, mida ma siin ise ka kirja panin enda asjadest rääkides, et kui on jalad on, mulle tundub see alus nagu, et jõusaalist teen jalgu, siis ma tunnen ennast rannaliival üldiselt ikkagi palju võimsamalt ja ülakeha on nagu selleks, et olla toonuses, aga mida mina olen avastanud võib-olla rohkem just viimasel aastal, et kui ma olen teinud samal nädalal kerelihaseid palju, siis ma tunnen ennast väljakul hoopis paremini. Vastuvõtul ma tunnen, ma kontrollin paremini ja rünnakul ka, et ma suudan seda vibu asendit hoopis paremini nagu rakendada jõuselt. Kui ma tunnen, et ma ei ole kerelihaseid antud nädalal teinud, see on kuidagi siuke pehme olek, ütleme, arvestaja siukest sõnavara kasutades, aga et kui ma olen kerelihaseid tunnen, siis ma tunnen, et ma suudan rakendada seda jõudu, mis minu kehas on olemas, nagu lööki ja mulle tundub, et täpselt need samad rootslased ka, ma ei tea, aga mulle tundub, et kerelihased, kui sa vaatad neile ka peale, on neil ilmselt väga-väga tugevad, et see kerelihas ikkagi ühendab sul neid jalgu ja ülakeha päris hästi on päris oluline, on minu tunnetus. Jah, ma veel lisan siia nii palju, et mul enda vaatevinklist on, ma ei tea, kuidas siin teised kõrvalt näevad, aga mulle endale ei ole tundunud kunagi, et ma oleksin teadmis andekas mängija. Ei nagu võrkpalli mõttes, et minul ei ole kunagi nagu tulnud mingit Urmase loogikat, mängul lugemist, platsist aru saamist, kui ma olin saali võrkpallis ka, siis pigem oli siuke ikkagi ohmu maine. Ja füüsiliselt ka, et okei, ma hüppasin, aga ega ma lüüa ei jõudnud mingil jõusaali, aga nagu platsil nagu tugev. Et selles suhtes on nagu, ma arvan, et ma olen hästi hea kandidaat selliseks eksperimentideks, sealt võib-olla on ka tulnud see soov, sest et võib ka öelda, et okei, aga teeme nii nagu kõikide teistega, et küll sa jõuad kuskile ja kindlasti jõuaks kuskile, aga ma olen 100% kindel, et ma ei jõuaks maailma top 5. Et pigem jõuaks kuskile sinna, kompenseeriks mingid asjad ära, mis võib-olla vajavad kompenseerimist, aga päris siukest, et vaatad, et kus see vend on loomulikult kiire, tugev, osav, seda minuga ei oleks juhtunud kindlasti. Ja olgem ausad, see protsess oleks igav ka. Jah, seda ka. Aga see on ka vist natuke, et sulle ikkagi natukene meeldib või me oleme ka omal arutanud, sulle meeldibki
nii-öelda laiendada seda maailma sellest kitsast vaatest, kus minusugune vend seda maailma näeb. Just täpselt ja ütleme, et kui seal on väike protsent, 5%, 10%, et me saame lõpuks teada, et kurat, vaadakes, seal ongi siuksed asjad ja see jõuab kaugemale, siis see oleks nagu kõige suurem võit üldse minu meelest. Mul tuli meelde siin Rasmus Meiusega tegime mõni päev tagasi trenni ja tema rääks pellodest just, kuidagi pellod tulid seal jutuks, et nemad veel mõni aasta tagasi mängisid pellodega, vist isegi 2 aastat järjest vaatasid täiesti kõhetud kujud ja mitte midagi neist ei tule. Ja täna on nad, nagu me teame, me oleme nendest siin saateski rääkinud, et pellod väga võimsad ja Rasmus ka, et ei tea, mida need mehed on 2 aasta jooksul söönud või joonud, et aga nende puhul just jälle nagu toimib see pool, et nemad on ennast ajanud, eks ole, ärgadeks ja hüppavad nii võimsalt, et nad lihtsalt, kuigi nad ei ole ju tehniliselt maailma kõige tugevamad ja ma ei tea, kui head nad taktikaliselt on, aga et see võim on nagu toonud nende mängu jälle mingisuguse arengu, nii et neid erinevaid paare, mida me ka siis saates rääkinud, et on nii palju erinevaid, kes mingil erineval moel on oma treeningud üles ehitanud, et jõuda kokkuvõttes sinna samasse poodiumile siis. Vot nii. Aga me võtame täna saate kokku, sest Urmas on lastetreenid ootamas ja ka meil Mardiga on ka mõned mõtted, et kuidas tänast päeva veel mööda saata. Nii et suur tänu sellel teemal kaasa mõtlemast, head mehed. Ma usun, et kõiki neid treeninguga seotud nüansse me jõuame veel tulevikus äkki veel arutada, kas või seda, mida te täpselt samamoodi ka palliväljakul teete. Et mõtteainet siin on kindlasti palju ja mida rohkem on arvamusi, seda huvitavam, ma usun, saab ka saade meil. Nii et aitäh, Urmas, edu sulle. Järgmine turniir on Rakveres. Just nii. Mart, mis sa arvad, mitmenda koha Urmas ja Sander Steinberg saavad Rakveres? 3. Mina enam ei julge praegu midagi öelda, ma lasen neil mängida nii hästi, nagu neil välja tuleb. Ja Mart, sinul on järgmine turniir siis Nations Cupil, vaatame, kas see saade saab enne või pärast seda üles igades. Palju edu sulle, hoiame pöidlaid. Aitäh. Ja mind näeb ka Rakveres mängimas kindlasti ilmselt reede õhtu kvalifikatsioonis, kas ka edasi seda veel ei tea. Aitäh, oli tore, kohtume taas, olge tublid ja nautige rannavoole suve. Podcast Kõrvuni liivas.